Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood number 322 teie ees. Laua taga Kristjan Kangur. Tere, kiidan väga tempoka sissejuhatuse eest. Markus Jürgenson. Tere. Ja mina Raul Õesser. No, nagu te kuulete, ma pean tempokalt sisse juhatama, sest muidu see hääl kaob täiesti ära. Kuliks on. Nii et ma loodan, et teil on palju juttu täna. Mina saan siin kõrvalt vaadata ja võib-olla kehakeeles kuidagi mingisuguseid märguandid teha. Käisid kossu vaatamas ja olid seal nendes roosades särkides ja lasid kaasa? Jah. Mitte roosades särkides, vaid siis täpsustame ikkagi, et roosa täht oli kõhu peale maalitud, aga särk oli ammu seljast läinud, et seal ikka see tundus nagu selline olevat ultrafänni. Olid seal või? Näite. Ei olnud, paraku vaatasin telekast, aga äge oli küll. Küll oleks hea lugu olnud. See oli vist 2 korda rohkem pealtvaatajaid kui siin Levapoidel eile. Palju see oli? Peaaegu täpselt minust. 1300 midagi, see oli üllatavalt vähe nagu, et seda kritiseeriti, et ei olnud ka 2000. 663 äkki. Oli number, mis käis siin Lillekülas ekraanil. 1360 või 1350. No siis ongi jah, 2 korda. Aias nostus. Aga noh. Ei, meil on rääkida küll, ma arvan, Jaaguga saame hakkama. No jah, me kumbki ei ole tuntud selle poolest, et me sõnaahtrad oleks. Küsi ainult, anna teemad ette. Ma teen lühikesi küsimusi. Pool tundi introt ja läheb jälle. On sul midagi nüüd hingel ka? Rahu nüüd, hakkame rääkima. Ja sellele järgneb tavaliselt lugu. Ei, mul on plaanid, ma lähen homme reisule ja kui ma eelmine nädal rääkisin, et ma käisin vaatlemas seda Eesti Jalgpalliliidu presidendi kandidaatide kodukantse, vastavalt siis Viljandit ja Kuressaaret, siis nüüd ma, kuna ikkagi saate kuulajad kirjutasid, nõudsid, et kui need kodumaised kohad sai läbi käidud, siis on vaja ka nagu Euroopas nendes kohtades ära käia, kus mehed tegutsevad ja sissejuhatuseks siis lähen vaatan, mis seal Liverpoolis toimub. Ilm on soe, 25-4 kraadi. Lühikeste pükstega inimesed mängul tervitsid Rasmus Voolaidile, kes seal oli Liverpoolil Arsenali vaatamas. Ja ma tegin hommikul lahti selle ilma teate ja seal on mingi metsik suvi on seal käes, aga lähme. Ole siis viisakas nagu mitte nagu Liverpooli fännid, et ära siis Trentile puu tee nagu, tukane kohata. Ma lähen tegelikult... Sama kui nagu sa üks saade ei tule ja siis me hakkame sind maha tegema siin, et võtsid endale vabaduse elada oma elu ja teha oma valikuid ise. Nagu, ma ei tee, aga tegelikult Liverpooli ja Manchesteri, et sain jälle tänu siis piketi ise järele saatele. Kutsuti mind või pakuti võimalust minna selle Estonian Talent Projectiga, millest me siin saates polegi väga palju rääkinud, seoses sellega Inglismaale, sest nad peavad seal sõpruskohtumised vastavalt siis Liverpooli eakaaslastega ja järgmine päev või vastupidi Manchester Unitedi eakaaslastega. Ja seal ühe presidendikandidaadi käsi on mängus, et organiseeris need sõprusmängud. Šokk ja horror. ja lähen siis, kuna mulle see briti kultuur ja see nagu on nagu meelepärane, siis sain omale võimaluse kaasa minna ja mõnepäevane käik sinna, et vaadata, kuidas... Aga reportaaž on tulekul. Jah, et reportaaž, tulen tagasi, siis räägin, aga seal on selline kiire minek, et kiirelt sinna äkki 2 vanust läheb, sest tänaseks päevaks talendiprogramm on juba päris jõudsalt kasvanud, et seal on vist 2010, 2012 ja mingid vanused veel, et ma nii täpselt kursis ei ole. Aga nende vanustega minek on ja siis saab järgmine nädal rääkida, et kuidas see tase on. Et kui ma eelmine suvi neid esimest korda trenni tegemas nägin, siis mul jäid küll silmad suureks, et need on ju samad pundid, kes siin on ikkagi lükanud mingite Paris Saint-Germaini noorte vastu ja sellistega, et mänginud juba vist ju, kui need on need vanemad, siis need on ju mänginud, tegelikult nad kõik, kes on seal algusest peale, nad on ju käinud välismaal turniiridel mängimas, seal on ikka tippklubide võistkonnad. Jah, et mina nagu olen 2 käega tegelikult sellise projekti poolt, et ma kujutan ette, et siin kuskilt mujalt võib nagu näha mingeid ohumärke või mingeid asju välja mõelda, aga see on nagu ülitervitatav, et keegi kuskil proovib teha natukene midagi teistmoodi tänasel päeval Eesti jalgpallis, proovida mingit sellist rohkem euroopalikku lähenemist, pakkuda nendele noortele kuttidele ka mingit väljundit. Kas ei ole kursis nagu üldse sellega, et need on mitme Eesti klubi nagu paremad poisid koos? Jah, ja tänaseks päevaks on seal juba käib vist
Tartu Kalevist ma tean mingid poisid mingis vanuses ja ehk siis kutsutakse kokku, teevad hommikuti trenni ja siis see on nagu põhiline asi just ongi, et kuna nad on veel nagu koolipoisi vanuses, siis sa ei saa Tartust kutsuda Tallinnasse 7:30 mine kooli tagasi, eks ole, et aga vist nagu kui ma millalgi Toomas Maibaumiga rääkisin mõned kuud tagasi, selle loo leiab Sokkernetist üles, kes täpsemalt huvi tunneb, et siis ta nagu ütles ka, et tahaks nagu natukene ka laieneda, aga sel hetkel veel oli see asi veidi lahtine, aga Tartu Kalev vist on see üks ja Tallinnast on mitu klubi, et Tallinnas on see lihtsam, aga ühesõnaga point on see, et sul paratamatult ka isegi Eesti tippklubides noortetöö mõttes sul ei jagu nagu alati igasse vanuseklassi neid 11 mängijat, kui läheb üle nagu mäng suurele väljakule, siis sul ei ole neid 11 mängijat sellel tipptasemel. No sul ei ole neid ja pluss sa ei saa kõiki neid ühte punti, nagu Kalev Krus alati räägib, et need vennad, kes tahavad saada jalgpalluriks, korvpalluriks, ma ei tea, tõkkejooksjaks, et kellel see kirg on, et sinna on vähemalt visuaalsel vaatlusel tundub, et sinna puntidesse on saadud sellised kutid kokku, kes nagu ise tahavad ka. Sisemine konkurents ka, eks ole, et sinna nagu ei saa ka nagu igaüks sellest klubist, et see paneb pingutama, eks ole, kui sa oled kehv, siis langed välja sealt lihtsalt. Et mulle tundub see Eestis nagu igati loogiline, et mida ju Maibaum ütles, et me ei ole akadeemia, me valmistame tegelikult poisse ette nagu välismaa akadeemiates hakkama saamiseks, sest et alla 16-aastasena sa ei saa välismaale minna, eks ole, rahvusvahelised reeglid seda ei võimalda, kui just nagu perega koos ei koli, et see on väga keeruline, aga see, et sa oleksid valmis, et sa seal esimesed 3 päeva ei käiks ringi nagu suu ammuli peas, et täpselt kui sa oled mänginud seal Manchester United ja Liverpooli poiste vastu juba ja mängid ikkagi nagu 6 vähemalt korra või mitu korda nagu välisturniire, siis sa oled selle tasemega juba harjunud mingil määral, mida seal tahetakse. See kasvatab lihtsalt seda läbilöögivõimet. Ütleme, mille pealt läks näiteks Karl Jakob Hein, eks ole, see oli midagi hoopis muud. Okei, väravavaht on natukene teine teema, aga et see meil Eestis nagu sellist akadeemiat väga raske on püsti panna, kus siis ongi üle Eesti kõik nagu koos, eks ole, ja teevad need parimad pojad, see on täpselt see Kruusi jutt, mis ideena on väga õige, aga et vähemalt praegu mulle tundub, et sellist ei vea välja paraku, sest et see peab olema kuskil, kus nad saavad tulla, siis minna sealt kooli, eks ole, kõik see raha nõuab see ka natuke. Jah, eks ta on nagu kulukas, üsna kulukas nagu projekt ka Eesti mõistes, aga täpselt nagu sa ütlesid, et üritatakse natukene nuusutada seda, mida seal välismaa akadeemiates või siis juba ka profipuntides vaikselt nõutakse. Et seal nad pakuvad, nagu ma arvan, on saanud päris suur treenerite arv grupi kohta, nõudlikkus on kõrgem, need vastased, kes tänu sellele on nõus nendega mängima, et kuskil, nagu sa ütlesid, PSG-de ja ma ei tea, AZ-i vastu ei saada nagu kolakat. Ollakse nõus mängima. Mis kolakat? Ma vaatasin ka neid, kui ma seda lugu tegin, siis ma vaatasin ka videosid, et kuidas siis poisid mängivad, vaata, et nagu korralik tempokas jalgpall, mida me pigem, ütleme, Eestis nagu ei ole liiga palju harjunud nägema, eks ole. See on nüüd täpselt see, eks ole, et sa mängid nii kiiresti, kui nagu vastane sind sunnib mängima, kas sa oled sellega harjunud või mitte. Eestis isegi, kui sa paned hirmkõva pundi kokku, siis tuleb nagu iga nädal mängida ka kellegagi, eks ole. Ja kui sul vastu tulevad täpselt need, nagu sa ütlesid, kes mis ei ole halb, kes ei näe endal nagu ennast profisportlasena tulevikus, kes ei pinguta verinast väljas selle nimel, siis on selge, et sa ei saa igapäevaselt sellist mängu harjutada. Ja lisaks veel see, et nad teevad minust hommikuti trenni, neil on mingid plokid, tahes tahtmata, lapsevanema kõrvadele see võib-olla pole nii hea kuulamine, aga kahjuks, kui sa nagu juba selle poisina siis või tüdrukuna, kes iganes tahab saada jalgpalluriks, kui sul on see eesmärk, siis nii karmina kui see ka ei kõla, siis sa peadki tegema mingeid valikuid, mingeid ohverdusi ja kui need Tartus siirgunud poisid, neil on mingi ilge siht, hull tahtmine saada jalgpalluriks, siis teised asjad sealt kõrvalt kahjuks mingil määral kannatavad. See on mul praegu koolis. Ma räägin siis hetkel koolist, jah. Et eks neid asju tuleb tasakaalus kuidagi hoida, aga et see ongi kahele asjale täiega pühenduda elus, tihtipeale ei ole võimalik, eks ole. Jah, et see on keeruline, võimalik on, aga väga keeruline. Aga see ongi see karm reaalsus, et see ongi riski võtmine, nagu tippsport ongi nagu suure riski võtmine tegelikult ju ka Eesti mõistes. Sellest hommikusest jutust lihtsalt tuli meelde, et kuidas Vladimir Vassiljev rääkis Slovakkias, kuidas tal lähen hommikul mingi 8 ajal ja väljas on 2+2 kraadi võib-olla. Ma lähen hommikul 8 ajal trenni ja tegelikult nagu näed, et noored poisid on juba väljakul, teevad enne kooli mingisuguse trenni ja siis on kool, eks ole.
ja noh, keegi ei aja neid kaikaga sinna, eks ole. Et need poisid tahavad jõuda kuskil ja see on siis kuskil seal Dunajskas Streedas, me ei räägi siin mingisugustest Liverpooli ja PSG akadeemiatest, eks ole. Et noh, ja siis mõtled, et me peame sellega konkureerima ju tegelikult. No just, ei, aga ei, kihvt asja, mulle meeldib, mis nad teevad ja ma siin nagu, ma saan aru, kust on võimalik näha ka seda nii-öelda ohu kohta mõne inimese või mingi seltskonna arvates, et koonduvad kõik nii-öelda Eesti talendid ühte punti, aga kui see mõnda aega see projekt on käigus olnud, sihukest asja ei juhtu, siis andku tuld, et just mina võtan seda, kui panen ennast mingi 13-aastaseks poisiks, kellel on mingi unistus jõuda sinna Manchester Unitedisse ja siis praegu nüüd tal tekib võimalus seal nende Liverpooli ja Manchester Unitediga mängida, siis kujutad ette, milline selline boost see on sellele poisile. Et sealt võib ju, või selle peale saab midagi ehitada, et nad on äged, päris suurelt on selle projekti käsile võtnud ja kodulehed on vist sina oma sellest artiklist tõid ka, või sellest intervjuust tõid ka välja. On ka püsti nüüd ilusti. Et seal on igasugused mingid rahakogumiskampaaniad ja auhinnad ja värgid, et päris suurelt on asi käsile võetud ja ma loodan südamest, et see ei ole selline esimese tuhina pealt nüüd teeme ja siis mõne aja pärast vajub ära. Kui sa nagu vaatad, kes teevad, siis pigem vast nagu mitte, eks ole. Ja see ka, et sul on seal noored, me oleme treeneritest ka siin saateski palju rääkinud, eks ole, et sul on seal nagu noored ägedad tahtmist täis treenerid, et ma kujutan ette, et poistele see on ka ülimõnus, et see ju motiveerib, eks ole. Pluss ikkagi need on ka nagu Eesti mõistes ikkagi nagu uue põlvkonna, nagu noore põlvkonna tipptreenerid meil, eks ole. Okei, siin tippu on võib-olla raske mõõta, aga et ka mehed, kes on ikkagi enne mänginud ise ja täpselt, kui siin ühe selle presidendikandidaadiga aega, et võib-olla veel trennist läbi kutsud, siis ikka natuke motiveerib. Et näed nagu oma silmaga ära, et näed, saab küll, eks ole, vana hea see poiss Viljandi kruusaväljakutelt, eks ole. On võimalik. Nii et minek ja ma proovin järgmise saate huvides niimoodi selle asja orgunnida, et me ikkagi käime kohvil, ma ei tea, kas Virgiliga või Andyga või Trendiga või... Meestel on vaba aega kõvasti ilmselt praegu. Tiitel on kindel. Presidendi kandidaat siis rääkides, siis Kristjan Jaak, sina käisid eelmisel nädalal siis kuulsal jalgpalli kärajatel Tallinnas. Tallinnas ja Tartus nüüd siis toimusid Klaavani tiimi korraldatud üritused, kus siis olid sellised 6 vist lauakest erinevatel teemadel. Inimesed, kes kokku tulid, siis käisid sealt vist 4 lauast läbi, nagu ma aru saan. Just. Mis sulle siis sealt silma jäi, mis nii-öelda järeldused sa tegid? No ütleme nii, et väga süvitsi on raske minna, sest selle üle on ka siin seal nalja visata. Mina nagu ajakirjanikuna ei tunne küll, et see kuskilt otsast probleem oleks, et ajakirjanikud olid saalis alguses ja siis enne oli kokku lepitud, see oli teada juba ammu enne üritust, et see ei tulnud kellelegi üllatusena, et me olime nagu isegi valmis, et enne saab Klaavaniga rääkida, siis me lähme ära ja siis öeldi lahkelt, et tulge alguses sisse, et kuulake ka, millest me räägime, mida me teeme. Ja siis mingil hetkel, kui oli näha, et läheb aruteludeks, siis me lahkusime, mis on tegelikult täiesti arusaadav minu meelest, et minule ka see ei tundunud nagu imelik, sest et nagu nendes laudades, kus justkui need klubid pididki siis südamelt asjad ära rääkima, et seal sul ei oleks võib-olla seda pinget, et sul ajakirjanik istub ka siin laua, et ma võib-olla mingeid asju nagu ei räägi siis või Klaavan ütles, et mul see on täiesti normaalne, et isegi temal, kes ta on ju meediaga suhelnud elus 100 kordi, mitte rohkem, eks. Pigem isegi rohkem, eks ole. Et sa ikka nagu natuke mõtled, mida ma ütlen, kuidas ma ütlen, tõmbab mingi sükse väikse krambi sisse nagu, et see minu meelest täiesti normaalne, et sul ajakirjanik ei piilu üle ära, et mis sa kirjutasid sinna paberi peale ja siis pärast võib-olla eraldi loo veel, eks ole, sellest. Et saad nagu vabalt rääkida, saad vabalt asju öelda, et see nüüd ei ole ka, see ei ole mingi selline asi, et ma ei tea, et miks inimesed kogu aeg ei julge vabalt rääkida või midagi, et see on täiesti loomulik, et sa ei taha nagu olla oma inimestega, sa ei taha nagu olla nii-öelda luubi all seal kuskil. Läheb võib-olla vaidluseks kellegagi, eks ole, või midagi, eks ole, mis on ka täiesti normaalne, sest nagu rõhutati, et see oli üritus, kus ei ole nii-öelda nagu, ei ole lolle küsimusi, ei ole valesid vastuseid, arutame. Sisuliselt nagu aegurünnak, kus ei ole, mitte ükski idee ei ole nagu tabu. Ehk siis keset lauda oli suur paber sinna peale, siis said igal sellel laual oli oma nii-öelda moderaator. Need olid siis Klaavani tiimist inimesed, me juba teame, eks ole, seal Kalmar Liivit, Martin Reimit, Andres Birnbaum, tehnoloogia valdkonnas, eks ole, Reimil olid treenerid, Liivil oli vist kas kogukond ja need teemad, eks ole, et iga ühel oma nagu eriala, Reimiga rääkisin pärast Reim ütles ka, et väga huvitav, et ta on iseenesest osalenud Viimsi vallas
tavalise osalejana nendel kärajatel, et noh, nagu võis aru saada, et seal vist läks nagu vähe hooksamaks, et seekord saadi viisakamalt hakkama. Aga ütles ka, et noh, see nõuab see modereerimine sult konkreetsust, see nõuab seda, et sa pead andma igaühele sõna, see aeg on piiratud. 2 minutit oli vist kõigil aega või? Mingisugune 2 minuti nagu taimer käis, ma pilti pealt nägin. Jah, põhimõtteliselt küll. Et noh, just täpselt alati on, eks ole, keegi, kes räägib rohkem, nagu meie. ja on keegi, kelle, et noh, igaüks saaks sõna, eks ole, et keegi nagu kedagi jutuga ära ei tapaks seal. Ja samas see sunnib, nagu Reim ütles, et enda jaoks ka väga huvitav, see sunnib sul kohe peas nagu mõtteid korrastama, koondama teatud määral, et saaks olulised asjad välja öelda. Ehk jah, ajurünnak, mis noh, võib ju küsida, et mis sest nagu selles mõttes nüüd kasu on, et noh, okei, panite mõtted paberile, mis nüüd homme juhtuma hakkab. Homme ei hakka mitte midagi juhtuma, need teemad on ühtpidi nagu piisavalt üldised, teistpidi piisavalt olulised. Et korjata ideid, liikuda nendega edasi, et selliseid asju võiks toimuda kogu aeg tegelikult. Seal kõlasid pärast suheldes erinevad arvamused, noh, kes ütles, et vähemalt 2 korda aastas, kes ütles, et minu poolest kas või sagedamini, kui praegu vaja on. Aga noh, mis muidugi on selge, on see, et seal suuresti osalesid inimesed, kes on seal Klaavani paadis juba niikuinii. Kui vaadata seda nimekirja, kui ma vaatasin ka Tartu ürituse pilte, siis seal oli vist minu meelest natukene laiem see pilt, mis on ka täiesti loogiline selles suhtes, et noh, kui palju nüüd seda suurt Eesti jalka-asja nagu Lõuna-Eestis ikka käiakse või üldse kuskil mujal Eestis käiakse arutamas võrreldes Tallinnaga. Et noh, seda võib võtta nagu, eks ole, nii, et just kui noh, need inimesed teadsid neid asju juba niikuinii ja teadsid seda vajadust arutada, et noh, kuidas te nüüd nende uute inimesteni jõuate. Noh, see on Klaavani tiimi mure, nii öelda. Aga selline asi, ma ei näe mitte mingit varianti, et selline asi saaks kuidagi tulla kahjuks, kui jalgpalliinimesed omavahel arutavad asju läbi. Ja ikkagi see nagu jäi ka kõlama, et need dialoogkohtumised, noh, et oleme ausad, visatakse ju nalja paljude puhul, et need on rohkem monoloogkohtumised, eks ole, teine pool ütleb jälle, et oi, igaüks on sõna saanud, aga noh, ju siis tuleb teha ka sellest järeldused, et ju siis, kui inimesed nii ütlevad, siis nad tunnevad, et nad ei ole sõna saanud või nende sõna ei pääse maksvusele seal. Et ükskõik, kuidas need valimised lõpevad, siis minu meelest selliseid arutelusid võiks korraldada, ükskõik kes neid korraldab või mis eesmärgiga korraldab. Ma ei näe, kuidas see saaks halb olla, kui arutatakse Eesti jalgpallile. Sest need on need inimesed, kes see tegeleb Eestis jalgpalliga sellepärast, et ta saab sealt, ma ei tea, mingisugust raha või feimi või mida iganes. No pole ju seda Eestis, oleme ausad, see on reaalsus. Järelikult tegelevad sellega inimesed, kellel see korda läheb. Kui need inimesed omavahel arutlevad jalgpalli tuleviku üle ja selle üle, kuidas nagu olemasolevaid ressursse paremini ära kasutada, uusi kaasata, väga hea. Lihtsalt võib-olla argumendi mõttes vastu oponeerides, et meil Eesti spordis ju see Eesti spordikongress ja EOK on ka neid kärajaid korraldanud Käärikul, eks ju. Ja. Iga kord, minu meelest absoluutselt iga kord, kui see toimub, seal käivad aeg-ajalt kohal ja räägivad, kuidas see on täiesti mõttetu üritus, seal räägitakse juttu, mitte midagi sellest jutust ei juhtu, mitte midagi ei sünni, see on nüüd järgmine samm. Mingisugust kasu on ju. See on nüüd järgmine samm. See ongi väga oluline kuidagi see nii-öelda see äge mõtete vahetus siis pöörata mingisuguseks reaalseks. Need asjad tuleb nüüd ellu viia, et noh, ütleme, mõnes valdkonnas on see lihtsam, eks ole, et kui me siin võtame selle sama Birnbaumi juhitud selle, ütleme siis laiemalt innovatsiooni valdkonna ja arutelu, et noh, sealt ilmus ka kohe vist kas lausa järgmisel päeval või ülejärgmisel ka pikem jutt. Kuidas me saaks nagu ära kasutada kõiki neid vahendeid, mida me siin ei ole kasutanud, mis nagu hea punkt välja toodi, et noh, meil on kõik, me oleme just kui IT-riik, aga et meil kõik klubid ju tegelikult ostavad kõik selle tehnoloogia kuskilt välismaalt sisse. Noh, mõnes mõttes see on selge, et seal on see juba välja töötatud, siis sa võtad toimiva mudeli, aga teistpidi see raha läheb ju kõik nagu jälle riigist välja, et noh, see jah, ma tean, et see kaasamine ja kõik see avatus ja kõik see, et noh, need võivad tunduda nagu, kui neid liiga palju korrutada, siis nad on natukene õõnsad sõnad võib-olla lihtsalt, et milles see sisu on, tekib küsimus. Aga tegelikult need on olulised asjad. Et selles plaanis on see Klaavani kandideerimise minu meelest nagu täiesti selgelt suurim pluss, et just nimelt meil tekib arutelu.
see natukene seisvasse vette. No see avatus ja kaasatus kätkebki endas, või see kärajad kätkebki endas seda avatust ja kaasatust ju tegelikult. Just tuleme laua taha kokku, kuulame ära, halbu ideid pole, lolle küsimusi ei ole, küsime siin igast igast jalgpallis sees olevast valdkonnast, et seal olid ju seinast seina oli need inimesi seal laua ümber, et see ju juba kätkebki endas seda avatust ja seda. Aga see, kes seal nagu kohal olid, need piltide pealt ka tundus, et see Tallinnas oli ju umbes, ütleme, su Klaavani tiim ise välja arvata, siis mingi 30 inimest äkki või? Suurusjärk või? Kui ütleme ajakirjanikud ja Klaavani tiim välja arvata, siis kui sa mõtled 6 lauda, 5-6 inimest laua taga, et umbes. Seda siis ei kuulnud, mis see oli suts vähem vist, on ju. Mis nad arutasid? Seda sa ei kuulnud, jah? Siis läksid välja? Ei, siis me nagu lahkusime, et kokkuvõtteid, ütleme, võis kuulda, eks nagu pärast rääkides ka saad ju nagu sotti, et mis seal täpselt räägiti, et ütleme, revolutsiooni ei tehtud, eks ole, selle mõne tunniga. Et paar tundi nad siis kestsid tegelikult, et jällegi kui sa venitad pikemaks, siis lähevad jutud ilmselt ümmargusemaks ja inimesed väsivad juba ja kõik, et alustuseks oli see nagu väga hea, eks neid saab ju hiljem teha selliseid asju spetsiifilisemalt juba, eks võtadki selle ühe teema ja arutled sel teemal ja praegu oli nagu sissejuhatuseks, et inimesed üldse harjuksid sellise asjaga. Et mis tegelikult on üleüldse nagu võib-olla jälle sõltub, kust poolt sa vaatad, ma arvan, et kui vaadata praegu see jalgpalliliidu poolt, siis on kindlasti see tunne ja see on ka nagu täiesti põhjendatud aus tunne, et on ju küll kõik kaasatud, eks ole, erinevad, praegu ju ka korraldatakse igasuguseid ühiskondlikke üritusi ja asju, et jalgpall on ühiskonnas sees küll, aga jällegi need, kes on seal, ütleme praegu selle Klaavani tiimi poole peal ja sealt vaatavad, ütlevad jälle, et seda võiks palju rohkem olla. Et kui sa nagu vaatad mujal maailmas, see on ju asi, millega me tegelikult Eestis kogu aeg võitleme, et kas või kõige lihtsam, kuidas me saame publiku tribüünidele, kuidas me saame tõsta inimeste huvi, olgu siis, ma ei tea, koondise vastu, koondisega on veel hästi, aga nagu premium liiga vastu, üldse nagu koduse jalgpalli vastu. Et kui sa hakkad kogukonda kasvatama, siis mille pealt, et meil on need ajaloolised sidemed omal ajal läbi lõigatud, sellest on nüüd ka natuke liiga palju räägitud, sellest on aastakümneid juba möödas, eks ole, et on olnud aega uusi sidemeid tekitada ja kasvatada. Praeguses maailmas seda on raske teha, sest inimeste tähelepanu hajub kümnete, sadade erinevate asjade vahel. Enam selle argumendiga ei saa tulla, et aga vaata, juba vanaisa käis, eks ole. Sellest üksi enam ei piisa. Et nemad jälle seal nagu tunnetavad, et seda sidet praeguse ühiskonnaga, kas või selle sama, ütleme, IT-valdkonnaga, et seda võiks rohkem olla. Lõppude lõpuks need on ju inimesed, kes ei ole kokku tulnud ainult selleks, et aidata siin Klaavan mis iganes ametisse, need on inimesed, kes igapäevaselt töötavad klubides. Kui nad sealt võtavad midagi kaasa, mida nad saavad rakendada, ma ei tea, Velkos, Nõmme Unitedis, Paide linnameeskonnas, või mis iganes klubides, eks ole, siis on see ainult hea. No kui mitte muud, siis vahet polegi, suulas pildis, kes siin võidab kandidaat A, B või C, siis tegelikult minu silmis on rõõmustav see, et nagu on tegelikult selline sõnum saadetud, et on inimesi, kes tahavad rääkida kaasa, kes tahavad aidata, kellel on mõtteid, ideid, probleeme ja see on nagu selline julgustav märk sellest, et jalgpall ju läheb korda. See on oluline. Ta läheb rohkematele korda, mulle tundub, kui me praegu nagu arvame, et meil ikka natukene kuskil eksisteerib see, et klassikut tsiteerides see üksikute hullude pärusmaa, et tegelikult Eesti jalgpall läheb päris paljudele inimestele korda, kelle puhul see võib-olla kohe välja ei paista. Olgu nii. Räägime mis Premier League'is ka natukene, meil oli 12. voor, siis mängiti nädalavahetusel ära, reedel sai see alguse siis laagris Harju versus Flora. Flora võitis mängu 0-3 või 3-0, aga ma ei tea, kas see skoor oli natuke äkki petlik isegi, et Floral see 2 viimast väravat tulid seal üsna mängu viimasel veerandtunnil, viimane oli täitsa üleminutitel. Aga tulid. Aga see eelmine mäng siin Sportlandil minu jaoks oli natuke veelgi petlikum. Kas oli 4-0 või 4-1? 4-1. Et ma tean, miks Harju selle mängu kaotas Flora vastu. Sellepärast, et ma nägin Harju laagri kaptenit päev enne. Vaata nüüd, kus need ei ole oodati, et ma nägin teda kuskil vallibaaris või kuskil. Ei ole, tema puhul mitte. Juuksuris. On ju?
ja siis ma läksin sinna ja siis ma pärast hakkasin mõtlema sellele, et mul oli minu enda karjääri jooksul, mul oli mingisugune see, kuidas see on see uskumus, et päev enne ei käidi juuksuris. Ja nüüd ma sain sellel kinnitust, et enne võist 2 päeva võib, aga üks päev enne. Ei, ma just mõtlesin, kuidas me teame, et Soeng mängib. Et sa võid ikka käima ka seal. Üks päev enne, ma ei käinud kunagi. Alati ma vaatasin, kui ma panin juuksuri aega, ma vaatasin, et järgmine päev mängu oleks. Vaatasid, telemäng oleks ka ikka enne. Sel ajal ei olnud mingit telemänge, kui Jürgensen mängis. Siis oli just see, et sul oli telemäng, et seda näidatakse praegu on kõik. Ja siis, kui see mäng hakkas Harju Flora, siis mul nagu välgatas, et kui ma ei eksi, siis ta käis päev varem juuksuris. Oleks naljaks, kui sa eksiksid. Jälle, nagu sa rääkisid üks saade, et... No kurat, nad olid ühe näoga, kui sa rääkisid sellest Vassiljev ja kes oli sina? Ants Jaakson. Vaatasin pärast videost üle. Staff on juba ühte nägu läinud. Ei ole. Oli küll, ja sa pead tunnistama, et ta oli ju suhteliselt ikkagi väga sarnane selles videos, mis korraks näitas. Ants Jaakson ja Konstantin Vassiljev on päris erinevad inimesed ikka välja. Ma räägin tollest antud videopildist. Olid ju sarnased? Väga sarnased. Minurist ei olnud üldse sarnased. Vabandused, Ants. Samas, ma ei tea, kas ma pean vabandama, et ma ajan Antsu segamini Vassiljeviga. Ma ei tea, kumma eest sa vabandad, sõltub. See on juba sinu valik. Vabandust, Konstantin, vabandust. No enam ei ole vaat see aeg ka, kus meil ikkagi oli hooaja alguses oli väga lihtne segi ajad, et kust ma aru saan, et kellel nagu kelle silma. Seal oligi Kapuutsil vist peas, eks ju, Jope oli peal, aga ikkagi nägu oli piisavalt. Aga no nüüd on ikka juba ilmad on selliseks läinud, et inimeste nägu on näha. Aga mäng oli ju tubli jälle. Harju poolt jälle tubli, aga midagi nad ei saanud nagu. Aga ütle, millistes mängudes siin, jätame võib-olla selle esimese vooru kõrval, et kus siin Harju kellelegi midagi kergelt on andnud. Kaljul endis ka võrselist suht kergelt. No jah, õige jah. Suurte vastu on ikkagi pigem läinud raskeks välja arvatud Paide vastu, kui nad ju pigem väärisid seal punkti. Jah, raskeks, aga ütleme pigem küll. Aga need saad 2 mängu Floraga, eks ole, et kumbki nagu mängupilt ei ole nagu seda ütleme siis seis ei ole mängupilti peegeldanud. Nad ei jaksa, ma vaatasin seal, et just mõtlesin, et panin kirja ka selle saate jaoks, et mida rääkida ja ma mõtlesin lihtsalt, et Numal on lihtne juhendada ja manageerida meeskonda, kui oled füüsiliselt suhteliselt korras, et see esimene poole, mis ma vaatasin, joosti päris mehiselt, jõuti igale poole, oli siuke korralik energia, aga ju siis ei kesta nagu sellise kvaliteediga veel 90 minutit ära ja sealt need 4-1 ja 3-0 tulemused tulevad Flora vastu. Et see esimene poole jättis küll tegelikult sümpaatse mulje ja ma küll ei tea, aga mulje on küll selline, et neile mängijatele, eriti seal ütleme väravaht kaitseliin pluss seal alumised poolikud, nemad on saadetud väljakule sõnumiga, et ärge pabistage, ärge väristage, ärge kartke, teeme, proovime, mängime jalgpalli, kasutame neid asju, mida me oleme harjutanud, et eksimine on jalgpalli osa ja see nagu karjub tegelikult, ma räägin siis ülesehitusfaasist Harju puhul, karjub nagu näkku ja seda on tegelikult kihvt vaadata ja kui sa lisad sinna sellise fitness leveli, siis füüsilisus, et mehed on nagu mehed, kas nad on mehed või veel poisid või noormehed, paistavad ikkagi juba nagu visuaalselt välja ka nagu Eesti mõistes sportlased, siis antud hetkel minu poolt läheb nagu ainult kiitus. Minu mõttes see on algusest peale just olnud see, mida sa mainisid, see selline rahulikkus. Et ei ole mingit närvi rapsimist, kui ma võrdlen nüüd selle 2 aasta taguse Harjuga, et kes nagu päris täpselt ei teadnud, et mida me teeme, kuidas me teeme, olla nii, olla naa, mängida nii, nagu esiliigas mängisime, proovida midagi uut nüüd, eks ole, siis seal lihtsalt tõmblemist nagu hästi palju. Kusjuures tegelikult treener oli ka tollal ju hea, nagu, aga tundus, et just nagu mängijad ise olid nagu närvilised veidi. Et praegu on selline täpselt, teeme oma asja, tuleb välja, on väga hea, kui täna ei tule välja, vastane oli kõvem, okei, järgmine mäng, lähme edasi. Lihtne. Ja seda me räägime kõik olukorras, kus punt sai 0-3 tuppa. Jah. Ei aga selles mõttes, et 2 viimast tulidki ikkagi kuskil seal lõpus, eks ole. Et see 0-3, see ei ole nagu, oleks 0-1 saanud, siis oleks see normaalne. Okei, ja siis siia vastukaaluks, et Floral on ikkagi seal ees tänasel päeval Eesti mõistes tippmängijad, kes lahendavadki sellised olukorrad
olukorrad ära, et hetkel on küll mulje, et Markus Poom on seal Flora mängus A ja O. Aga väravaid peab ikka Poom lööma, sa räägid ees. Kogenud mängijad ja see on Poom, Rõivassepp ja Valdmets olid väravalööjad. Valdmets ju tuli sisse ja lõi esimese puutega kohe ära, seal parkend sekundit jõudis platsi peale. Ütleme nii-öelda reaalselt kella pealt parkend sekundit. Mäng jõudis käia paar sekundit. Esimese puutega on vist isegi Flora kontekstis haruldane, aga seda, et siin lõpus tuleb noor mees ja paneb, seda on Floral siin ennegi juhtunud juba seal loha. Just, Flora tõusis siis korraks liidriks, muidu lihtsalt ära märkida, et Floral oli väravas Kivile, mitte Grünwald selles mängus. Jaa, see oli huvitav. Grünwald oli pingi peal olemas, et huvitav, kas seal ongi mingi vahetus nüüd tehtud, ma ei tea, anti ühele 11 mängu ja siis Grünwald pole ju otseselt mingisuguse pahandusega hakkama saanud. Järgmine on siuke tagasihoidlik Tallinna derbi, et vaatame, kuidas seal. Teoorias ei tohiks ju nagu see klassik, et ära nagu nullimängu teinud väravahti välja vahet, eks ole. Aga lõpuks klassi arvestades ilmselt ei ole Floral väga suurt vahet, kumb seal seisab, et mõlemad on head. Just nii, Kure Kalev 2-0 siis laupäeva juurde minnes tabeli tagumise poole Madin ja Andero Kivi ja Jermatšenko olid kisub mustriks nüüd kohe nagu teise mängu pealt, aga tahaks kaotanud meeskonda kõvasti kiita. Minul on esimesed sõnad on siin kirjas, Kalev ei olnud tegelikult eriti kehv. Kalevi tulemus ei peegelda mängupilti jälle või? Mitte otseselt. Jah, selles suhtes, et ma ütlen ausalt, et võib olla see esimene mäng Kuressaarega, aga ma ei ole nagu nii mõtestatult, nii pikkade perioodide jooksul ja õnnestunult tegutsevat Kalevit sel hooajal näinud. Et ma ei tea, on see nüüd, kas me saame nüüd öelda paari mängu pealt, et see on nüüd Alo Päärengrupp puhtalt. Jaa, aga tulemust on vaja, Kreak. Tulemust on vaja. Muidugi on vaja, ja sinna ma tahangi jõuda tegelikult nagu ka lõpuks jutuga, et ega nagu see ei maksa midagi. Tekitad seal olukord ja lööd posti ja kõik jutud, aga et see on ilus jutt. See oli 6 punkti mäng. Jalgpall on selline mäng, kus sul ühe mängu otsustavad väga üksikud momendid. Detailid. Selles suhtes, et kui sul korvpalliga võrdled, kus sul on ikkagi pikas plaanis vaja õnnestumisi, et jalgpallis, kui sa mängust mängu mängid niimoodi, nagu sa mängid, nagu Kalev mängis, siis sa ei kaota kõiki mänge. Jaa, kindlasti, aga et selleks nagu, ütleme, on vaja ära ka hakata lööma, et Kuressaarel esimene tuli nurgalöögist, Andero Kivile ilusti jala peale ja teine tuli, kui ma õigesti mäletan, pallikaotusest ja siis nagu äärelt läbimurdest, kus üks tagasisööt, mees on kastis valveta, lööb ära 2-0 ja Kuressaare vastu, kes kaitsta üldiselt oskab. Palet, kes on peatreener, nad on õppinud seda, eks ole, Kuressaare vastu 2-0 pealt või siis 0-2 pealt nagu tulla on ikka juba keeruline, et jah, Kalevil nagu mänguplaan oli väga hästi paigas, ülesandeid täideti väga hästi, aga just võib-olla see viimane kolmandik. Ja Kuressaare üpris teadlikult, hea küll, kui see 14. lööd esimese ära, siis on ka väga selgelt lihtne kaitsest lähtuvalt mängida. Kuressaare mängis suuresti vastu rünnakute peale, ootas palli kaotusi, väga ei tõusnud, natuke olid hädas kohati seal Kalevi kõrge pressinguga, aga lõpuks tulemus oli see, et Kalev vist rohkem väsitas iseennast kui Kuressaaret. Aga kui nad niimoodi jätkavad, täiesti selge plaan on paigas ja on näha, et nagu treener on ka oma ideed suutnud meeskonnani viia, sest seda võib küll Taini ajastu kohta öelda, et oli ikkagi seal mänge omajagu, kus treener laiutab käsi ja saad aru, et mängijad on ka väljakul kuidagi segaduses, et ei tule välja need asjad mis iganes põhjusel, mida me oleme nagu trennides harjutanud ja kokku leppinud. Et jah, kui Kalev niimoodi jätkab, kui nad suudavad niimoodi jätkata, siis loomulikult, nagu sa ütlesid, on see üpris tõenäoline. On suur tõenäosus, et hakkab tulemusiga tulema. Sa jää punktideta, aga ma vaatan korraks, mis neil Kalevil järgmised mängud muidugi olid. Kalju, Trans, siis tuleb Tammeka. Kaljuga on karikas neil. Trans, Tammeka, siis Kalju, siis Vaprus, niimoodi üle ühe nagu natukene sellised võrdsemad vastased, et saame näha. Aga selge on see, et Kalevi meeskonnas ju, kui seal hooaja alguses me rääkisime nende koosseisust, tohutust noorenduskuurist, kui seal nagu üldse midagi on, siis arenguruumi on kõvasti. Et näiteks Aleksandr Šurögin selles mängus tõesti tegi väga hea partii.
mees mängib esimest hooaega. See on selge, et võib-olla nõuda või oodata talt nüüd seda, et ta teeks iga nädal selliseid esitusi on natuke palju. Neid mehi on seal veel, kes on samasuguses rollis. Ja muidugi, mida Kuressaare tegi hästi, nad lõikasid Daniel Usta päris kenasti mängust välja, kes on kõvasti siin mitte ainult väravaid löönud, vaid ka nagu Kalevi rünnakut elus hoidnud. Et selle nad suutsid ära nullida ja võib-olla see oligi just see, siis miks Kalevil ikkagi midagi puudu jäi. 2 märkust sellest mängust esiteks ma tahaks kiita Grigori Ošumkovi peakohtuniku, kes andis seal, oli niimoodi, et ta andis kollase kaardi Paju Nurmele. Varr kutsus seda asja üle vaatama, see oli vist viimase lootuse vea oht, eks kas oli olukord, kus siis Kalevi ründe murdis kasti, ta murdis nagu natuke väravast eemale. Jooksis kasti, aga ta jooksnud värava peale, vaid natuke väravast eemale ja tekkis nagu see küsimus, et kas Pajunurm oli nii-öelda see, see ei ole nii-öelda reeglitepärane termin, aga kas ta oli see viimane kaitsja või? Ei, viimane kaitsja ta oli ja lihtsalt point oligi selles, et pall läks väravast eemale ja ta siis oleks kõik kaitsjad juba jaole jõudnud, et ta ei olnud nagu otse värava peale minemas. Ehk siis ta kutsuti ikkagi seda asja üle vaatama ja ta jäi oma otsusele kindlaks ja ei andnud seal punast kaarti. Kes see varris oli? Kes seal varris oli? Ütlen sulle kohe. Me oleme rääkinud sellest, et Rasmus Maalin oli videokohtunik. Et teoorias ei tohiks on ju mõjutada, aga kuskil alateaduses ju ikka mõjutab, ma ei tea, kui sul on varris on näiteks, ma toon suvalise näite, Kristo Tohver. See ei olnud suvaline näide, ma teadsin, mis näite seda kui on Eesti jalgpallis üks too veel mõni suvaline näide. Ütle veel need Eesti tippkohtunikke. Too veel mõni suvaline näide. Kaivo, jah. See selleks, igatahes ma tahaks kiita Ošumkovi, et ta ei, ütleme, seal on sellest ka räägitud kohtunike puhul, et sul on, eks ju, sa tead, kui sa lähed sinna ekraani juurde, et sul on nagu surve, et sa tead videokohtunik... See karjub näkku, see karjub, eriti Eestis see karjub näkku, et seda on näha nagu. Oleks mina kohtunik olnud, oleks väga palju neid olukorras, kus ma oleksin jäänud ikkagi pärast ka selle Eesti video või selle Eesti varri vaatamist, kus mina oleksin jäänud nagu kindlaks sellele otsusele, mis ma väljakul andsin. Lihtsalt seal on see, et kui sa oledki väljaku peal, sa oled ühe korra näinud seda olukorda lihtsalt oma silmadega, eks ju, samal ajal sul on inimesed laua taga, kes istuvad, pulss on 60 ja vaatavad seda rahulikult üle iga nurga alt ja tulevad sind kutsuvad vaatama, sul on see teadmine, see surve, et okei, ma ilmselt vist eksisin siis, et nemad nägid midagi, mida mina ei näinud. Loogiline eeldus on jah, et ju mul jäi midagi märkamata ja siis, kui sa vaatad seda seal ühe korra, 2 korda, siis vaatad 7 korda. Inimloomus töötab niimoodi. Sellest on räägitud ju just täpselt need videokohtunikud või ütleme ka, Tohver, kes on seda asja siin läbi viinud, eks ole, ja Hannes Kaasik ka samamoodi, et see on nagu hästi loogiline, et mida kauem sa vaatad, seda rohkem sulle hakkab tunduma, et oli. See on puhas psühholoogia. Aga see oleneb kindlasti ka sellest, ütleme, keelest, mida kasutatakse siis videokohtuniku ja kohtuniku suhtlus, et võib-olla seal kutsutigi, et siuke väga piiripealne, et tule vaata ise üle, midagi sellist. Ja mõni ütleb, et kuule, siin oli see, eks ole. See oli kindlasti, et tule vaata. Aga kusjuures selles mõttes ärge öelge, Eesti jalgpall käib maailma jalgpalliga väga kindlalt ühte jalga, et nädalavahetusel. Inglise liigas oli selline olukord, seal oli käega mäng minu meelest mõlemal juhul. Ja oli klassikus, kus ka kutsuti kohtunik ekraani juurde, vaatas ja jäi enda otsusele kindlaks ja ei muutnud seda. Ja teine asi, 103 pealt vaata, et Kuressaare linnastaadionil päris õnnetu. Kurel üle 100 on juba palju. 3-kohaline. Peaaegu oleks saanud koroona ajal ka mängu ära teha. Kohtunikud või Hannes Kaasikust rääkides, siis ta on äkki mingi pausi võtnud ka nüüd, et hommikul tuli tal teine pool üksinda vastu. Hommikul ta käib alati jalutamas seal. Täna polnud. Ma võin öelda, et me salvestame homme ja teisipäeval videokohtuniku saadet ilmselt. Juba valmistas või? Päris varakult. Tegemist on väga põhjaliku ja tööka inimesega. Ei välista üldse. Pani valmis. Aga kiidame. Me räägime, kuidas kaotavad meeskonnad ikka teevad hästi ja möllavad. Et Post on saanud oma pundile väga oluline võit oli. Väga oluline. Ei, kuule, Paugust on Kuressaare põhimõtteliselt, kui punkte vaatad, siis jagavad 6.-7. kohta. 6 punkti, ütleme, siis ohutsoonist. Kõrgemal. Tabel on ilusti pooleks. Ülemine pool 6 punkti sees, alumine pool 6 punkti sees. Mitte pead liiva alla panna, mina panin nad viimaseks. 7 punkti sees on ju, mitte 6. Kui sul on 13 ühel ja 7 viimaseks, siis on tegelikult 7 punkti. Tegelikult 7 ja sul on 7 ja 7 siis. Jah. Matemaatikast täpselt. Räägime siis ühest mängust, kus kohtusid tabeli esimese viisiku ja tabeli tagumise viisiku meeskonnad, ehk siis Tammeka Kalju laupäeval 1-0. Kalju selle mängu võitis võib-olla ainult. Tammeka on siin viimasel ajal päris korralikke sammakaid saanud.
räägitud on Guilhermest, räägitud on Nikita Ivanovist, aga võib-olla natukene radari alt on ennast käima saanud ka Ivans Patrikeevs, kes siis viimase 5 mänguga on saanud kirja 2+3. No juhtub. Kaljul ikka, nagu rääkisime palju sellest, et rünnakul läks ju Tamm ja Promiss on ära läinud, aga mehed tulevad ja teevad. No see on, nad peavadki leidma, vaata, nad ongi päris niisugused ülatavatest kohtadest on leitud need väravalööjad, söötjad, Kask on seal ju avanenud ju täitsa. Kask on teinud, aga kui sa ilma ründajate mängid, sul ongi Guilherme ja Patrikeevs ongi antud üles paberi peal 2 ründajana. No eks nagu oluliselt lihtsam on ka väravaid lüüa ja väravasööta anda, kui see 90 minutit mängida. See on üllataval kombel kokku langenud nagu sellega, et kui Patrikeevs vahepeal jäi koosseisust välja ja tundnud ka veider nagu, et miks, et eelmisel hooajal ta oli, ma ütleks, Kalju üks paremaid nagu silmapaistvamaid mängijaid. Ilmselt oli periood, kus Andreev otsis. Ma paneks selle nagu sinna, sest et see oli tõesti aeg, kus nagu vahepeal ka seesama Kask polnud algkoosseisus. Ta otsis, sättis ja nüüd tundub, et on paika saanud. Need on sellised võtted jällegi, jälle see on, kuna sisse ei näe, siis ei tea, aga need on ühed võtted, mida ka peatreenerid kasutavad, et mingil hetkel sa pead siis tunnetama seda mängijat, sa pead teadma oma mängijat ja mõistma, millised siis võtted tema puhul võiksid töötada. Ja üks võte on ka selline, et nagu meile siit kõrvaltvaatajatena tundubki, et ei ole põhjust nagu välja vahetada, aga peatreener peab nägema seal mingid kas siis ohumärke või mingid asju, millega ta rahul ei ole, ja siis kasutama a la kas panen pingile või jätan koosseisust välja eeldusel või teadmisega, et see mängija reageerib sellele nii-öelda positiivselt mõnes mõttes, et see korraks on nagu valus, paha ja korra oled nagu kuri, aga sportlikult vihane. Ja siis järgmine mäng jälle peale, et niisugune nagu motiveeriva tööriistana võib seda kasutada. Aga ma nüüd ei ütle, et Patrikeevsi puhul Nikita Andreev just niimoodi talitas, aga see on ka üks võte, mida kasutada, aga seal on jällegi, et osad mängijad on sellised, kes nui 4, sa pead talle ikkagi andma põhikoosseisu koha, et temast see maksimum välja saada, olimata sellest, et ta teeb 1, 2 või 3 paha mängu. Mõni kaotab, eks ole, selle peale kohe täiesti enesekindluse. No just. Et oi, ma tegin nii valesti, hakkab tegema mingeid asju vägisi valesti. Või mõni vend puhake jalga, siis et ma ei pinguta ka, siis kui mind pole vaja ja siis ta ei saa ka mind. Aga mulle tundub, et see pool, vaata, ei saa nüüd öelda, et see tuleb tingimata sellest, et nagu ta on endine mängija, aga igatahes see on tal nagu tugev minu meelest Andreevil, kui sa nagu kõrvalt vaatad, et kuidas ta saab mängijad ka hooaja käigus nagu jälle käima, et see minu meelest paistis juba eelmisel hooajal natukene silma. Eks ta tunneb hästi seda jalgpalluri siseelu. Just. Ja ma ütleks, et see on nagu väga oluline just Kalju jaoks, kui nad ikkagi ilmselgelt tahavad vähemalt korrata eelmise aasta tulemust. Ja mingil hetkel see tundus, et see hooaeg ikka selge langus, nüüd vaatad tabelisse ja kõik on jumala okei. Et see näitab hästi ära, kui mõtet on rääkida tabelist kuskil 8 või 6 vooru järel, eks ole. Aga minu meelest Kalju jaoks ülimalt oluline just see, et väga tore, et sa võidad Florat, et sa võidad Levadiat, aga see, et sa siis sellises mängus ka täpselt kas või 1-0 või siis just nimelt 1-0 võidad seda Tammekat ka. Nii öelda, kohustuslik võit, kui sa tahad mängida tiitli peale. Et vaatame, neil on nüüd karika poolfinaal siin kohe nädala keskel ees ootamas, siis on Kuressaare, siis saavad jälle Paidega mängida, et ütleme, selleks Paide mänguks, tabelis on nad juba ees Paidest. Võimalus seal tekitada juba Paidele selline olukord, et vahe sisse. 6 punkti mäng. 6 punkti mängudest rääkides Levadia Paide päris äge andmine oli. Väga äge. Kristjan Kalkun seal ütles pärast, et nagu Hollywoodi film oli, et kõik oli, kui ta seal intervjueeris Stoikovitši vist, et 3 välismaalast lõid siis väravad lõpuks, eks ju. Seal vahepeal oli päris pikk seeria, kus ainult legionerid lõid väravaid. Patrikeevs, Keero, Musaba, Gilmore õhtul seal transimängus ka, Kabore, Toke ja värki. Aga see selleks Levadia Paide siis Levadia sai revanši kätte ja alustas ikka väga näljaselt seda mängu. Välismaalased lõid väravaid, aga võidu tõi ikkagi eestlane. Kõlab veidralt, on ju? Kohtunik või? Ei, Peetson muidugi. Pika puuga man of the match, mis sees, ja miks ma niisuguse lause õhku viskasin, on see 2-1 pealt see Spage ülikeerulisest olukorrast selja tagant, kus ta, ma ei tea, kuidas ta selle varba sinna vahele sai, aga see oli ütleme, mängu hetk põhimõtteliselt. Ühel pool oli Peetson, teisel pool oli Baranov.
kumb siis rohkem nii-öelda vastustulemuse eest? No tõstame Peetsoni ikkagi. Peetson. Seal mängu lõpus veel jagati selle mängu parima auhind ja siis anti nagu, et anname kogu meeskonnale, et kaptenile, aga Rasmus oli ükskõik, see Spaage 2-1 pealt, see näitab nagu kirge tahtmist, südant ja samas ka tehnilist pagasit keskkaitsja jaoks või keskkaitsja tehnilist pagasit selles valdkonnas, kuidas kaitsta ja mismoodi Spaaget lasta. See oli siis ülikeerulises olukorras. Et see oli äge moment. Mina kui kaitse ma vaatasin, see oli tõesti äge. Kui oponeerida, siis öeldakse ju, et kui kaitse peab juba Spaaget laskma, et siis on midagi ju enne väga valesti läinud. Ja Arme alustame, et seal... Ja Peetson tegi esimesel poolel just ühe päris rasase valesöödu ka, millest tuli üks Paide. Ta seal kuidagi, ta lahendis selle, vaatasid, kuidagi jälle sirge jalaga lahendis ära. See on äge, et teed mingi ilge käki ja siis klaarid ära sihukese näoga, see oligi nii mõelda. Alguses ta jäi lihtsalt vaatama ju. See oli nagu huvitav jah, et ma vaatan, ei olnud sellist, et osso pagan, et nüüd täis sprindiga tagasi vaata. Ja see oli siuke hops, juhtus. Ei, rahumehed, kõik on kontrolli, kõik on hästi. Ma just mõtlesin tegelikult ka, et kirjutasin ise ülevaadet sellest mängust, tõstsin seal Richie Mussabat esile, aga et just mõtlesin, et võib-olla selles mõttes tegin Peetsonile ülekohut, et me oleme juba harjunud sellega, et ta on nii hea. Et siis vaata, vahel tekib nagu see tunne, et ongi nii kõrge tase lihtsalt, ei teinud midagi erilist, aga ta latt oligi nii kõrge. Sa niimoodi kirjutasid? Ma ei ole lugenud seda mängu kirjutanud, aga ma praegu lihtsalt sinu jutu peale nagu mõtlen, et võib-olla ma täiesti tahtmatult tegin, Peetson tegi vaieldamatult väga hea mängu, aga et lihtsalt nagu eeldad, et see tegi oma tavalise, paar Spaagega ära võtta, mingi pall vastase jala pealt, mis see talle, seda teeb kogu aeg ju seda, aga see ongi tase. Ja tegelikult Peetson ja ka teisel pool Lepistu keskkaitsetena tegi tead mängud. Ja paar, millest me just on nagu olnud juttu. Ja eriti veel jälle Lepistu puhul, kes on nagu siin, on mingid asju sisse tulnud, viimasel ajal siin meenub siin see kokkujooksmine seal Paides. Paidevast oligi võõrsil, eks. Jah, kas ta ise ka enne mängu ei öelnud, et ikkagi natuke on veel seda, eks ole, et meil ei ole, nagu nad ei ole Peetsoniga keskkaitse paaris nii palju koos mänginud, et mingeid väikseid ebakõlasid tuleb sisse, eks ole, et kui palju on olnud juttu sellest, et kuidas see Levadia endale ikkagi nii palju laseb nagu, eks ole, et Aga seda enam, kõik need tähistamised ja asjad, et need oli jälle eile äge vaadata. Aga Paide kohta siis, kuidas Paide nagu tuli sellele mängule nii pehmelt, see oli ikkagi üllatav. Oota, ma otsin kohe üles selle, seda ma saan siin tsiteerida, mitte siis otseselt enda seda ülevaadet, aga mängu eelne. See on, ma ei tea, kas see nüüd võeti pressikalt või oli see jalgpalli eele eraldi antud kuidagi kommentaar, aga soovime korrata seda, mida tegime meistrite vastu Paides 3 nädalat tagasi, kuid peame mõistma, et see on võimalik ainult siis, kui oleme kogu 90 minuti vältel täielikult keskendunud. Meie organiseeritus, distsipliin ja keskendumine peavad olema kõrgeimal võimalikul tasemel. Jumala õige jutt. Minu ainus küsimus on see, et miks ta meeskonnale ei rääkinud seda? See on Stojkovitši laused enne mängu. Ja täpselt see reha, mille Paide jooksis endale pauguga 2 silma vahele kinni esimese mingi, mis ta oli, 11 minutiga. Sellised vead, sööduvead, mingi selline letargilisus nagu natukene kuidagi, kas ei ole ju võimalik, et nad ei olnud valmis selleks, et Levadia mängu nii alustab. Levadia, kes oli saanud 3 viimasest mängust 2 kaotust ja kaotanud Paidele alles 2,5 nädalat tagasi. Kurro Torresel ilmselt ei olnud vaja nagu motiveerimiseks, kui seal üldse midagi väga on vaja motiveerida Levadia puhul öelda muud, et mehed, mäletate, jah? Selge. Minge tehke. Et ja siis nagu tuli see kuidagi täieliku šokina Paidele, okei, sa lased ühe sisse endale, siis ikka võtad ennast kokku. Ei, sama, täpselt. Et ja oligi tegelikult mäng oli tehtud sellega, vahet ei ole, kui hästi ma ei ole päris Stojkovitšiga nõus, et pärast seda Paide mäng oli nagu, oleks väga heaks läinud kuidagi. Kõrvalt vaadates pigem ei tundunud. Neil olid omad võimalused. Treeneri pilk on alati natukene teine, aga et nad oleks nagu hästi mänginud, ei taha päris nõus olla. Aga mis kasu on enam, kui see 0-2 taga oled Levadia vastu? See väravad, eks see, et see, mis seal tuli 11 minutiga 2 väravat, okeina. Aga just see, kuidas see
ütleme selliseks füüsiliseks kontaktiks valmis oldi või siis õigemini ei oldud tegelikult. Et Levadia, oligi mingil hetkel, ma vaatasin, et absoluutselt igas olukorras rohelises särgis Levadia mängija lükkab, kas nüüd sõna otseses mõttes, aga lükkab selle Paideka pikali. Et see on asi nagu, nii ei saa nagu. Et nii ei tohi. Kui sa ei, Jaak läheb mängima, ta ei oska lüüa, sööta, ma ei tea, kaitsta, rünnata, aga keha sa oskad panna, nagu õlevad tugevaks, surud jalad maha ja, see on asi, mida sa saad ja rammid nagu. Et see nagu jäi tegelikult silma, okei, ta läks nagu nõks paremaks, aga tegelikult oli see nagu mängu läbiv joon. Nad nagu ärritusid ka selle peale kuidagi, et esiteks ei saa tulla ka üllatusena see, et Levadia mängib heas mõttes agressiivselt, eks ole. Nagu kuidagi selle peale mindi närvi, hakati seal midagi rapsima, siis lagunes oma asi ka laiali. Aga kui sa mõtled lõpuks 2-1, napp kaotus justkui, aga mis see seis oleks huvitav siis olnud, kui seda punaskaarti ei oleks tulnud. Valneri punane kaart seal poole tunni peal, eks ju. Minul, kusjuures telekast vaadata seda mängu, mul oli nagu tugev küsimus, seda vaadati ikka päris kaua, eks ju seda. Oli seal puude või ei olnud? Üks asi, kas seal puude oli või ei olnud. Mina pigem vaatasin seda, et kas see nagu oli tegelikult ilmne väravvõimalus või ei olnud. Sellepärast, et see, kes oli Gei oli, kes ju läks, eks ju. See puude, mis ta tegi, oli päris tugev Valnerist eemale ja otse Larseni jalale. Otse Larseni jalale, kus juures seal taga oli veel, mis ta oli Peetson? Veel üks kaitse. Peetson ei oleks seal, see ei olnud absoluutselt mingisugune. Kui ta oleks võtnud selle, kui see sööt oleks läinud nagu otse väravale, puude tähendab läinud otse väravale, siis pole küsimust. Valner, eks ole, ise pärast mängu ütles, et kohtunik oli talle öelnud, et kui sul ikkagi nagu taga on värav tühi, siis see on ilmselge värava võimalus. Ta ise ütles ka seda, et kui see puude on seal piisavalt tugev, mängijad ta puutus, aga ta ütles, et ma puutusin enne palli. Kordusi vaadates enda tunne on alati see, et ma ju jõudsin. Et see on nagu loomulik, aga just nimelt see, et kas ikka on nii, et kui sa nagu ikkagi selle puutega ründaja võtab palli niimoodi ette, et see jõuab otse kaitsja jalale ja veel keskele nagu ka. Ma vaatasin seda päris mitu korda üle seda asja ja seal on see hall ala, et ma arvan, kui seal oleks näidatud kollast, siis Varr oleks saanud seda toetada ja nad said toetada ka seda punast. Ehk et me ei saagi kunagi teada, mis see trajektoor oleks olnud, kui seda Valneri puudet poleks olnud, eks ju. Et vaata see, kuna ta tõmbas kõrvale Valneri puude, seda nagu natuke koperdas sinna, eks ju, ja läks nagu pallist või palli endale nagu natuke selja taha, et võib-olla kui seda puudet poleks olnud, ta oleks kõps ja oleks saanud tühja lükata. Poleks kõik, eks ole, siis natukene on see, et ütleme, aga ma olen sinuga nõus, et tõenäoliselt kui sealt oleks tulnud kollane, siis ei oleks kohtunik ekraani juurde. Ilmselt vaadata seal kahte asja oligi, et üks, kas seal see puude oli, ja me lõpuks telekordustest ju ei näinudki niisugust head nagu värava tagust seda kaadrit, eks ju. Nagu Valner ütles, et seal oli puude, siis oli, ja teine asi ilmselt oligi see, et kas seal nagu oli siis ilmne väravvõimalus või mitte. No vaata, see Gei, oli see Kueie või kuidas sa Kuei. Tema see sa räägid, et tema puude tuli sinna väljaku keskossa ja siis juba Larseni jalale või kelle jalale see läks. Aga tegelikult sellesse olukorda minev jalgpallur, see puude tuleb selline pahatihti sellisel hetkel sellepärast, et kui ma jooksen, sina oled väravaht, nagu sa meil oled, seal nagu TV6 reklaamis nägin. Või kus sa olid, kus te teete seda saadet? Seal on mingi see, kui sa seisad väravas seal. Jah. See oli väga vana reklaam. Praegu nägid kuskil? Ma kuskil nägin praegu, jah. Tippisid seal väravas. Väravaht ei tipi, jätta meelde. Väravaht on paigal, jalad on maas, muidu sa kaotad millisekundi, kui sa tipid väravas või hüppad kahe jalaga. Saad aru, sa äkki täpselt sellel hetkel, kui sa õhus oled, siis ta lööb. See oli, ütleme, selline kunstiline liialdus. No, ikka. Kes see oli meil kunagi? Kotenko oli vist see, kes nagu tantsis väravas. Koondise ajal ma mäletan, nagu oli täpselt mingi värava ta lasin talle nii sisse. Just sel hetkel, kui vastane lõi, ta oli täpselt kordust näha, täpselt hetkeks õhus. Ja siis ongi see, et kuniks sa jalad maha saad ja hüppad juba läinud. Aga kui ma hakkan üks-ühte minema sellises olukorras, kus ma näen, palliga minev mees näeb, et väravaht tuleb välja ja ma suudan selle ära hinnata nüüd, et seal on päris suur tõenäosus, et mina saan ennem jala vahele, kui väravaht kas jala, käe või pea või mille iganes. Ja siis see viimane puude ongi selles olukorras ükskõik millega, ükskõik kuhu suunas, sest ma juba selle 2-3 sekundi jooksul ma suudan ära hinnata, et suure tõenäosusega ta lendab mul lihtsalt jalgadesse.
et ma lükkan selle varbaga kas või sinna nurgalipu suunas või ükskõik kuhu. Et see palliga minev mängija hindab selle olukorra niimoodi ära, sellepärast et kui ma näen, et ma tegin eelviimase puute tegin sellise, et värav ta tuleb küll välja, aga ta mingi valemiga ei jõua siia. Siis ma teen selle teise puute nagu nii-öelda väravaist mööda, teen ka sellise, kuhu ma oleksin jõudnud. Et sellepärast see Keil tuli ka see puude selline pikk. No natukene, mis seal veel vaidlusi tekitas, oli Paide jaoks oleks saanud veerandtunni järel see asi ju veel hullem olla. Kui Baranov sinu mainitud Baranov, eks ole, keskväljal tegi ise kehva puute, läks olukorda päästma, mis enamasti lõpeb ikka halvasti, kui sa päästma midagi lähed. Ja laks oli hele ja tugev ja tabas tõesti. Pinki tees ka suht. Adžiirit otse muidugi Levadia pingi ees, mis kohtunikul ei ole kindlasti ideaalne olukord. Aga sealt ikkagi tuli kollane, minu meelest ka Karl Koppel seda mängu vilistas, et ikka mõtles mitu sekundit. Mõtles, aga siis pani kollase. Korduse näol ka. No Baranovil vedas tegelikult. Et ta jalg tõusis, aga täpselt pärast seda, kui ta oli tabanud Adžiirit. Ta tabas nagu sellises asendis. Aga kui sa nüüd vaatad neid kontakte, nagu Valner siis see tekitab paratamatult sellise... See argument oli kuidagi nagu kummaline ka Levadia poolt, et üks asi oli, et nad olid ju erineval põhjusel punased. Aga pärast mängu, eks ole. Ei, no mõtlengi, et see... Lõpuks ma arvan, praegu nad täna hommikul vaatavad sellele asjale peale ja siis ütlevad, et kõik on okei, las ta olla. Said 3 punkti kätte. No muidugi Levadia jaoks oluline on see, et Oliver Ani on küll hea väravavaht, aga ikkagi nüüd tuleb mängida derbi ilma Valnerita. Et väike selline väljakutse jälle. Aga ega selle 2-0 pealt ju enne kui Valner Tušela saadeti, tegi ju 2 väga head tõrjet ka seal, et seal ei olnud kaugel ju see 2-2. Nii tegelikult üllatavalt. Kas üks jalatõrje oligi Peetsoni eksimuse järel äkki või? Üks tuli sealt paremalt äärelt, kas Saarma lasi selle mööda maad taha posti? See pall lasti ju karistusalast nagu läbi põrgata põhimõtteliselt, et seal ja vist Televitš oli see, kes sai tagant postist löögile. Ja üks oli enne seda, aga äkki Ojamaa vastu, kui ma õigesti mäletan. Minu arust oli Peetsoni vale söödu veel palli kaotusi, siis Valner tegi jalaga. Ja ärme selle kui olukorra puhul see, mis punase kaardiga lõppes, seda unustama, et tegelikult ta lasti nagu äärest läbi. Ma mõtlesin ka, et kas kui hästi sul see ees on see mälupilt sellest olukorrast, kas seal oli Larsen see, kes nagu oli kuskil, kellega ta seal kokku põhimõtteliselt jooksis. Kui ta sealt ta jõudis keskele nagu seda, siis ta tegelikult nii-öelda ei olnud positsioonis nagu. Kui ei oli kuskil kaugel temast. Seal sellist asju tekkis. Kellegi teisele vaadi mängib, ma ei tea, kas see Lepistu või keegi keskväljalt oli seal justkui nagu kõrvuti ja keegi tuli sealt kuskilt tagant poolt. Et Paide mängis nagu hästi lihtsalt paari sööduga nagu jätkas kuidagi ettepoole. Saarma vist oli see, kes tegelikult jätkas väga hästi mingisugust kaitsest tulnud palli liini taha. Et kui see oli Larseni eksimus nii-öelda, siis Larsenil mitmes suures mängus siin järjest ju kaitse nii-öelda prohmakad. Nojah, aga Paide omalt poolt vastas samaga tegelikult selles mängus, et see esimene värav või kus see Musaba lõi sinna taha kulmu. Oli see esimene või teine, kus seal, kes seal kõigepealt läbi lendas ja siis esimest korda lendas Televitš läbi, keerati tema alt maha ja siis tuli Baranov lappima Spagega. Jäi ka täitsa hiljaks ja senikaua kuni Paide esimene tuli ju ka... Seda pakub, siis ei olegi, siis on raske. Esimene tuli ju ka pallikaotusest keskväljal ja sealt mängiti 2 sööduga Keero löögil. Jah, aga sellele eelnes ka, oli see Adžiiri meisterlik, individuaalne meisterlik, kus ta tõstis selle, kes tal seal vastas oli, tõstis nagu sisuliselt üledast. Aga huvitav just see, et tegelikult ju Stojkovic pani keskväljale nii Oskar Hõimu kui ka selle uue mehe, selle Lukman Gilmori. Eks nagu 2 kaitsvat poolikut. Ja ise just ütles ka pärast mängu, et eesmärk oli see, et me teame, Levadia suudab seal ees ülekaalu tekitada, neil on seal puhas ründaja, siis neil on 2 äärt, siis neil on 2 äärekaitsjat, kes Turr ja Larsen, kes rünnakul väga palju osalevad, siis neil tuleb sealt keskelt Musaba, kui vaja tuleb ka Ainsalu kuskile sinna kasti joonele. Et seal nagu selle ülekaalu tekitamine, see on olnud Levadia üks nagu selgeid tugevusi sel hooajal. Ja pandi 2 poolikut ja ometigi oli probleem. Aga kui me mõtleme euromängude peale, siis sa ei lähe kõikide mängudes niimoodi mängima, et sa lähed ainult ründama, et sul on vaja kaitses nagu ka korraliku tööd teha. Ja Levadial ikkagi minu meelest see keskvälja tasakaal on nagu paigas olnud. Et kui sa nüüd vaatad, nagu, eks ole, et ilma Vreticin pärast ilmselgelt veel ka vist kogu vormi, eks ole, hooaja alguse vigastuse järel, aga et
noh, ei ole ka kohe nüüd tulnud tagasi algkoosseisu, kõndinud sisse, vaid mängib ka sellistes mängudes ikkagi Alexander Lopez Gomez, eks ole, et noh, seda kõige nähtamatu mees Levadias ilmselt. jah, aga nagu ütleme, see ei tähenda, eks ole, et kõige kehvem. Mitte seda, aga lihtsalt ütleme mänguminuteid ja staatust võib-olla arvestada, et huvitav, kui paljud nagu jalgpallifännid lihtsalt on fikseerinud, et selline mees fikseerinud, või noh, kui sa peaksid nagu Levadia kõige sagedasem algkoosseisu nimetama, et kas tema oleks ilmselt viimane mees, kes meil suht tõenäoliselt, jah. Ja noh, lisaks veel see, eks ole, et nüüd sa saad kasutada siin mängis Kero, kohe õigustas usaldust, eks ole, samas sul on Tambedu, kes siin vahepeal ka lõi jälle, et noh, see sügavus on ikka meeletu selles meeskonnas. Ja no talenti on seal, aga kui see nüüd siis jäigi äkki eelmine saade räägitud selliseks Levadia madalseisuks see hooaeg või? Nüüd hakati jälle võitma, järgmine nädal terbi võetakse ära ja siis on jälle väike vahe sees. Ootame ja vaatame, siin on karikamäng tulekul. Kolmest võidust võtsid, või sellest 3 kaotusest võtsid need 2 ära, nüüd on tehtud kõik. Sellepärast, et vastupidiselt nagu üldisele arvamusele, et seal käiakse ja laamendatakse uksi, siis minule teada oleva info kohaselt ikkagi. Bossid olid käinud, jah, olid käinud, muidugi, aga toetava sõnumiga ja ongi kõik. Ja vahetult enne mängu, tund aega enne mängu jooksin ka kohvikus kokku Viktor Levadaga. Meeleolu oli töine, aga mitte närviline ega pinges. Et nüüd ka uhkustada natukene, siis ootasime intervjuusid ja Viktor Levada tuli riietusruumist pärast mängu, hästi rahulolevalt ilmselgelt. Ikka. Ja tervitamise peale siis, kuidas ma siis ütlen, mina oma õlaga ja siis tema nagu siis tegime nukid. Tema algatus. Selline tervitus. Õlaga ja tema. Ühesõnaga, see liigutus. Tere peale. Ta lõi siin niimoodi. Patsu niimoodi. Jah, patsu nagu ühesõnaga. Et see, okei, et meil ei ole kindlasti nii soojad suhted nagu Jürgensonil temaga. Kas seda puukad panna? Jah, just. Et ma ei tea, ma mingi nädal tagasi sain põhimõtteliselt samasuguse tervituse Kuno Tehvalt Hiiu staadionil, et mul on kuidagi väga soojad suhted. Ootamatult klubi juhtidega tekkinud. Veskimäe veel puudu ja temaga surusime viimati lihtsalt kätt. Lihtsalt kätt, jah. Kangu saab klubi juhtidelt peksa pidevalt. Rusikaga rünnatakse. Ja täpselt, see saad jälle, inimene on kollases ajakirjanduses kunagi töötanud. Nad peavad ettevaatlikud olema nende müksamistega, et see piir on ju väga õhuk, et kus keegi näeb, siis võib seda tõlgendada, kui pikali teinekord. Ma ei ole nii moodne, nagu sa ütlesid, ma ei oska seda jalgpalli nii hästi, et ma pikali kukkun seal A. Le Coq'i foyees. Ei, ma ei öelnud, et sa ei oska, ma ütlesin, et näiteks kui sa ei oska rünnata, kaitsta, tsenderdada, sööta, lüüa. Ei, aga ma ise ütlesin sulle, kirjeldus on adekvaatne. Sinult ma võtan selle kriitika vastu rahumeeli. Teised ei mögis. Aga nalja naljaks, et tegelikult ütles Kurro Torres ka väga õigesti, et aga oleks me selle mängu nüüd täna näiteks tappa saanud, siis me oleks, ta ütles 4. kohal. Levadia oleks 4. kukkunud, jah, Kaljuga oleks siis vaadanud omavahelisi just, jah. Siis oleks 4. kukkunud, ta ütleks ka, et siis te räägiks teist juttu ja tegelikult, kui me lähme Paide juurde korraks, siis ütles Henrik Ojamaa, et jällegi, mingis mängus, eks ole, meil jääb lõpus löömata, siis nagu vaatad, et näed, Kuressaare vastu ainult 1-1, mille kohta Stoikovitš ütles, et tegelikult sellega, mida meeskond selles mängus tegi, ma jäin rahule. Kalevi mäng oli kohutav, aga sellega tegelikult Kuressaare mänguga ma jäin rahule, lihtsalt me ei löönud ära. Tõi välja ka selle, et kui sa vaatad statistikat, mis on jällegi see, et tore küll, aga et jällegi pead ära lööma, aga ta ütles, et me tegelikult loome võimalusi sama palju, kui siis nüüd Levadia, Flora, Kalju, aga väravaid on Paide löönud 19 ja teistel on seal ikkagi Levadial üle 30 ja teistel 30 alla. Et väike, aga siiski nagu selge vahe on sees ja kui sa vaatad, et Paide tegelikult on lasknud endale ainult 9, siis kaitses mingit suurt pardakki ei ole. Kas nad on kõige vähem lasknud endiselt? Floral on ka 9. Aga rünnakul ongi see, millest ma rääkinud oleme, et Saarma Saarmaks. Saarma on ka palju raisanud võib-olla enda kohta sel hooajal. Aga seda teist nii-öelda tipuründe, et Reinkord oli seal hooaega alustas, ei olnud resultatiivne. Padamoosid asjad ka, Machini komis kand katki. Komis ikkagi vist on nagu pingil oli jälle, et ju siis nagu nii hullusti ei läinud, et ta vist duubli mängus oli kukkunud seal kuskil halvasti natukene. Aga point on see, et seal ei ole nagu leitud seda. Padamoosi puhul on selge, et sa vaatad seda meest ja näed, et väga huvitav toorik, aga siiski selge toorik. Et
temalt nagu praegu oodata võib-olla on ka palju, kui mul mälu ei peta, siis Stoikovitš üldse enne hooaja algust ka kohe, nii et oot rahu, et selle mehega töö käib nagu, et läheb aega, et ei saa kohe nõuda. Aga ütleme, et on kerge puudus, jah. Suveks euromängudeks oleks üks Henri Anieri vaja siin ette, et siis hakkaks tulema. Kinkomeeter ja kõik need jutud, eks ole. Aga ütles Ojamaa ka just seda, et kui sa nagu tulemuste põhjal võtad, siis vaatad jah, et näed, Paide nüüd 6 punkti liidrist jälle, eks ole, ja asi nagu jama, et ei ole stabiilsust, ei ole seda ja teist. Õige ka, aga samas jällegi, mis mulle nagu tundub selle kaitse poole pealt just, et Baranovist me juba rääkisime, aga minu meelest ka Televitš tegi nagu ikka suht kohutava mängu, et ta lasi seal mingisuguseid arusaamatuid sööte ja kaotas palli ja laiutas käsi ja sai, kui mälu ei peta, sai ka kollase mingisuguse täiesti ebaolulise, põhimõtteliselt olukorra järgse tõuklemise eest ja ühesõnaga nagu kuidagi kaotas selle mängu enda jaoks nagu käest ära täiesti. Ja jällegi, Tubatškits on mingisuguse vigastusega siin hädas olnud, et minu meelest kuidagi nagu, kui tema mängis, siis olid need asjad natuke seal taga rahulikumad, aga Baranoviga on muidugi küll see, et ta ju tuli Paidesse nii, et ta oli ju koondises tol hetkel minu mäletamist mööda selline, neljas, võib-olla isegi 4-5 keskkaitse olnud. Just, ja siis ta tuli Paidesse ja siis kukkus, nagu siis ei olnud nagu küsimust ka, et siis ta kukkus nagu sealt täiesti välja. Ehk temast eeldati ikkagi, mõtled ka, 30 natuke peale nagu tänapäeva jalgpallis keskkaitse kohta supervanus, eks ole, on kogemust, on kõike. Tegi eksimusi eelmisel aastal, on teinud neid sel aastal, ja ikka igas mängus midagi lipsab sisse, et me kuidagi ei saa käima ennast, see on täitsa hämmastav, ja kui see kestab sul juba siin, mis me oleme kolmanda hooaega mängitud. Sellest hoolimata ta on endiselt nagu raudkendel põhimees. Ja samas, jällegi nagu ka kelle sa paned, Tubatškits on katki, Kerdo Juhkamit mingil põhjusel praegu ei usalda Stoikovitš. Juhkam on pigem siin duubli eest saanud, 2 mängu vist vahetusest mänginud sel hooajal ainult esinduse eest. Polnud pingilgi eile, nii et jah. Aga mängu lõpp oli päris selles suhtes äge, et kui Paide surus seal Charge tuli ja lõi kaugelt peale reaalselt, me nägime sellist asja. Päris korralik löök tuli ka. See oli kõva. Aastalõpu turniiril. See läks ju raami. Reaalselt mingi 35 meetri peale jõudis palliga nagu ta oligi nii üleval. Arvestades seda, kuidas Paide mängis, kui kõrgel Charge mängis, siis ma ütleks, Levadia tegi Kurro Terves tegi ühe väga vale liigutuse, ehk siis kui Valner sai punase, siis ta võttis välja Ernesto Giri, kes on siin sama staadionil löönud 2 väravat pool platsilt juba. Et seal Tambetuu sai vist ühe korra löögile, ma ütleks, keegi proovis veel kindlasti. Üks oli selline kessakas plenn, aga see Tambetuu oma oli päris hea, aga jõle lihtsalt, nägite kui kaugel lõi keskel, kas tuul oli sealt poolt siis või? Lõi nagu ikka, ta lõi keskjoonelt ja lõi ikka päris korralikult üle, et selles löögis oli kvaliteeti nagu nii-öelda kauguse ja tugevuse mõistes nagu päris korralikult. Ei, Charge tegi seal igasuguseid trikke, ta ju seal vahepeal mängis vasakkaitses. Mingi triplas mööda. Õnnega pooleks, kus juures nagu jäi pall talle, sest oleks sealt mees jooksus, see oleks täitsa tühi taga olnud. Aga mis sa seal ikka, nagu, mis sul seal kaotada nii väga? Vahel FIFAs igav on, siis on ka sükse aga siis ta ju vaatas, pall pani ilusa söödu kõik, eks ole, siis ta ju suutis ühe korra seal mingi tagasijooksu pealt lasta vist pallile ennast üle põrgata, eks ole, siis võttis ära. See oli küll selline, mõtlesin, et ma olen nagu viimasel ajal teadlikult enda närvide säästmiseks hoidunud teatud Inglismaa klubi mängude vaatamisest, sest Andre Onana ikkagi viib ka nagu kõige rahulikuma inimese infarkti äärele oma tegutsemisega, aga seal oli sellist onanalikku vaibi nagu. Midagi polnud nagu kaotada, eks ju, aga mõtle, kui see ka kauglöök oleks sisse läinud. Siuke Tõnis Vanalik asi oleks tulnud sealt. Ma arvan, see oleks iga poolele maailma. Siis me oleks selle Eurosporti saanud. Olete näinud kunagi siukest olukorda? Põhimõtteliselt ei ole. Ma ei tea, kas seda Neuergi pole sükst asja nagu naljalt teinud, et ta ikkagi nagu mängu olukorras võtab ja lööb peale. See peale löök, just Neuer oli see, kus ta, kes oli Korea või Jaapani vastu mingil MM-il. Mis seal olukorras tuli? Külli auti veel ja... Mis seal olukorras tuli? Ricochet oli, kas läks nurgalöögiks või... Ei läinud, minu meelest kuskil meeste vahel ei pidama sinna see pall. Kas ei läinud väravast? Ei, Ricochet ja väravast kas püüdis või läks üle otsa? Väravavahin ei läinud. Aga see... Nii palju toimus, vaata kogu aeg, see on mingi väike episood. Ja mängijana ikkagi... Seal ju läks veel kakluseks pärast ja kõik. Mängijana ikkagi sa lähed pärast räägid ikkagi väravahiga, et lepime nüüd kokku. Sa ei ole selleks toodud, et sa peale lööks.
Tuled nurgalöögi ajal kuidas see Raul värava ainult tuleb 35 pealt järsku hakkab. Ma olen vasakkaitse, saad paremkaitse. Pulli võib ju teha selles mõttes, et aga see on see aastalõputurniiri naljad, eks ole, see, et seal on ikka, kui Järvela oli seal väravas, siis tal oli nagu kombeks ikka mängus teha nagu ühe korra see, et võtad, viskad ja lähed, sa oled ka teinud minu meelest seda, mul nagu meenus. Mina võib-olla... Et ikka proovid mida, aga see on seal, eks ole, see on Kalev Allis. See, et sul on 20 meetrit tagasi joosta sealt väravast tagasi. Ja seal nagu ütleme, vastas on ka pigem nagu sellised vennad, kes ei ole džiirid, eks ole, kes panevad sul lati alla, eks ole, vastu kohe. No ütleme, aastalõputurniiril on see samas, et kui sa peale lööd, siis sul on 20 meetrit ainult väravani. Teistpidi ka, on. Mõlemad pidi. Ja lõpuks siis veel Gilmore oskas selle lollaka punase endale võtta, mis tundus täiesti ebavajalik küll. Läks seal peaga nühkima roosnupõlga ja see oli, ütleme, seal vaata, et Koppelile nagu kõige lihtsam otsus, kuigi ta tuli varri abiga. Aga ehk siis ekraani juures käimise abiga nagu. See on ikka, sa ei tohi seda pealiigutust teha tänapäeval. Kiidaks tänast sünnipäeva last Mark-Oliver Roosnupu siis palju õnne, tal täna sünnipäev. Et tema ju seal ei hakanud mingit show'd ka tegema, kui sai oma laksu kirja, kukus pikali, siis tõusis püsti, siis oli väga äksi täis, vaata, läks näitas seal sõrmega, et ma ei tea, mis ta seal, kas ta ütles, et näeme pärast mängu parkimisplatsil või et sinu koht on siin väljaku kõrval, et tõmba minema. Ma see oli korraks ära ja kõik tehtud. Roosnup oli ikka päris, tal olid karvad päris turris ikka, ta sai kurjaks. Võib-olla ma vaatasin ka kordust nagu umbes, et ei, mitte ta ei öelnud seda, ta nagu vihjas sellele, et sul on, et ilm suure tõenäosusega sul on nagu minek, et tõmbad siit väljakult minema. Minu arust see Gilmore ütles nagu umbes, et näeme siin näeme parklas pärast. Gilmore vehkis seal kõvasti, Gilmore seal vist mulle tundus, et isegi nagu siis teda see Roosnup väga ei huvitanud enam, siis oli juba Lepistu jaole jõudnud. Ei no seal on mehi küll, kes võivad käisid üles kerida seal Ainsalu, Lepistu, Peetson, kes seal Olli ees seisavad nagu. Olli selja tagant saab näidata, kes tegi. See on julge mees, kes seal Lepistud parklasse kutsuma hakkab, ma arvan, nagu. Seal on ju teada, mis ta teeb. Paneb autot pesema. et seal, jah. Levadia on suht viimane võistkond, kellega nagu tahaks öelda, et mehed teeme seal kuskil parklas asjad selgeks. ei kutsu üldse. Nagu. Aga kes oli siis, kellega sa oleksid nõus? Floraga. Ei no üleüldse ei ole võistlik. No Narvakatega ka ei viitsiks väga. Mäletate kunagi selline mäng oli Deniss Jõgi või mis ta oli? Sellega lähed parklasse, ma ei tea ka ma. Ei no, aga huvitav küsimus nüüd, kellega siis Kangur, see on sinu vastutus, sina tõid selle asja mängu. Vali üks võistkond, kellega sa oleks nõus nüüd parklasse minema Premier Liigas. Ma just ütlesin, kui sa kuulad praegu, et ei ole kellegi. Levadia esikohal, Narvaga ka ei taha minna. Kaljus tunduvad... See on pehme vastus, ütle nüüd üks päris võistkond, kellega sa läheksid. Kellega mina läheks või? Mis jura sa ajad? Ei, mina tahaks, ei, see on väga huvitav. Kes on kõige pehme võistkond Premier Liigas? Pehme võistkond, ma rääkisin sellest või? Sa ütlesid, et Levadia on nagu üks võistkond, kellega ei tahaks. Ma ütlesin, et Levadia on viimane võistkond. Kes esimene on siis? Mida sa tahad saada? Meeskonda. Ühte vastust. Kellega, no ütleme... Arvandaks, see on lapsik, mida sa teed praegu. Ma ei... Päriselt ka. Ma võin ise vastata. Vasta ise. Ma vastan. Ütle ise siis, mida sa tänid. Ma oleks... Harjust ma ka ei tahaks. Harjuga ma ka ei viitsiks. Seal on ka mõned need süksed. Kõige noorem võistkond on kõige loogilisem ilmselt. Mida sa ütleme siis nagu... Kalevi neid 17-aastasi ära taguma. Võib-olla jah. Kalev ilmselt oleks kõige parem. Kalev oleks võib-olla valik, jah. Kalev, jah. Et siis on nagu tunned, et... See on jälle see... No nendele võiks öelda, et näeme parklas. Näeme parklas. Siis ei ole seda parklas kedagi. No mingi Kaljus, Tambetuu tuleb ja see on ju päris suur poissi. Igas võistkonnas on ju mingi Kaljus. Mašenko tuleb sul Kaljus. Ei, ma räägin, Kaljuga ma ei taha. Ei, ma räägingi ei taha. Tambetuut tood näiteks. Mašenko, see mis lükkab seal mängu ajal juba, seal jookseb Otto sul kuskil pinki. Millises võistkonnas kõige rohkem retse? Retsidiviste. Me otsime, kellega see on kõige vähem. Toome ajaloost siiski nagu näited vana tead Sillamäe, Kalev, kas sa oleks seal tahtnud minna kellegagi klaarima väga? No kes, mis ajaloost? Transis on sul seal olnud ka, eks ole, või kuskil, meil on siin Eestis olnud ka, ma ei tea, Volkoviga ei tahaks ilmselt, aga meil on olnud mehi, kes on kuskil kinni istunud. Võtame lahti, kes siin on asjad korda jäänud Tallinna vanalinnas, viisab sellest. No kuule, seal on kõige leebemad mehed. Pane just ette nüüd. Meil on peatreeneritegi seas on minu meelest neid, kes on praeguste peatreenerite seas, kes on omal ajal tegusid teinud kuskil linna vahel, et las neid jääda, need on nooruse lollused. Ei, no kui sa tahad vastust, siis Kalev oleks ilmselt. Tõesti see, palun, olen nüüd rahul. See Jallo on esimene, kes... See on see sama 100 meest versus üks gorilla vaidlus, mis siin käis sotsiaalmeedias viimastel nädalatel. Et
kes siis kes see gorilla võiks olla, kellest jagu saada? Aga oli äge mäng, meelelahutuslik, emotsionaalne, jõulisust oli emotsiooni, äge mäng. See Paide Leva. Just nii, kuule, lähme edasi ka siis. Transvaprus, viimane mäng selles voorus, 4-2 Trans sai siis võidu, üle aastate mängiti meil Premier League mäng sisehallis, Narvas siis Fama kunstmuru on mängitud varem on kindlasti mängitud, üks voor mängiti tervenisti vist minust Jalgpalliliidu sisehallis siin üks aasta, kui oli väga külm märtsi algus. Alguses. Kõige esimene voor. See oli superkarika. Superkarika ma mäletan. Minu meelest oli sama aasta, kus siis teine voor mängiti ka. Jah, see esimene voor lükati üldse edasi, siis teine voor mängiti hallis ja siis mindi nagu hooaja juurde. See oli see, kus oli skandaal nagu sellega, et miks me nii... Ma panin käima selle mängu. Aastad on päästnud. Panin mängu käima, panin kinni tagasi. Treening mängu vibe. Siuke vibe ei olnud õige tõesti. Aga Pierre Cabore halli kunn. Pärnu Vaprusele 2 korda Narva jalgpallihallis ametlikus mängus sel hooajal kübardrik lüüa päris omalaadne saavutus. Vaprus ja hall nagu nendeks, aga 2 mängu järjest kübar lüüa. See ei ole ka päris premium liiga tavaline asi viimastel aastal. Ma mõtlen seda, et nagu sellist asja me ilmselt ei näe mitte kunagi enam loodetavasti, et ühel hooajal lööb üks mängija sama vastase vastu hallis kahes ametlikus mängus kübarrikki. Jaa, aga mis tal on 10 on kirjas ja neljase vahe sisse rebinud. Selgelt kõige päris nagu huvitav, et 2 tükki järjest ka veel niimoodi kübartrikk, et Fantasys sai õige pealkiri pandud Fantasy nõuannete artiklil, et Cabore tuleb sisse tuua enne kui hilja. Ekspert tegi vahelduseks ühe õige soovituse ka. No selle peale ma ei pannud kapteniks teda. Seda nii. Ma tõin ta ka sisse ja loomulikult vaatasin ka, et aga miks ei võinud nagu kapteniks. Kõik oli ju nii loogiline. Jah, mis siin nagu, tagantjärgi oleme alati see Fantasy suur tarkus. Ma vaatan nagu seda, et kuidas see oli siis nagu 4-1 mäng, või 4-2 mängus suudeti, mis tegelikult oli 4-1. Mis palju neid kollasid oli? Kuidas seal nagu suudeti 2, 4, 6, 8, 10 kollast? 2 tükki olid siis samale mehele, siis Stanislav Agaptšev sai veel punase ka, et kust need tulid nagu kokku? Kusjuures Cabore kollane oli nagu küll nagu siuke õnnetus. Okei, seal läks käsi või küünanrukk vist läks nagu Aalal lõi seal midagi veriseks, aga see ei olnud nagu löögiliigutus, see oli kuidagi õhuvõitlus lihtsalt nagu mingi kokkupõrge, mis nagu Cabore oli ise ka nagu suht nagu hämmeldunud, et kuidas nüüd niimoodi. Neid kiputakse nagu andma minu mõnest viimasel ajal kuidagi just õhuvõitluses. Tal oli vist äkki teine kollane kaart selle hooajal või? Mõtled, palju eelmine hooaeg sai 14 või? Et nagu selge mingisuguse... Tahaks küsida esimese asjana, kas oli nii vähe? 14. See selge ikkagi nagu mingisuguse muudatuse teinud. Võib-olla transpanidele nagu mingi lepingu tingimus, et iga kollane kaart on sul... Äkki oli 14. Nädala aja palk on maha, et oleks nagu selgitanud seda reaktsiooni Cabore puhul, et oli nagu täiesti šokis, et kuidas see kollase kaart ei olnud selle eest. Ma lihtsalt hüppasin õhku. Cabore näol... Eegard on liigas 2. 10 kirjas on seda jätab siukse mulje, et ta on nagu sattunud Eestis õigesse kohta, õigesse meeskonda Eestis. Kusjuures istus ju vahepeal siin pingil ka täitsa natuke, alguse poole. See oli nagu täitsa üllatav. Ta oli üks ju 2 esimest vooru oli mängu keelu all, siis ta mängis ja siis ta ühe mängu oli tõesti nagu, ma ei tea, kõik eeldasid või spekuleerisid, et Kozlovski siis nagu koolitas teda natuke. See sama, mis enne rääksin. Mis ma ennem rääksin, aga Cabore ei tundu selline vend, kes sellise koolituse peale hullult selle motivatsiooni lakke tõmbab. Ei tundu, aga näed... Aga võib-olla ma eksin, ma lihtsalt läbi, see on lihtsalt... Alla ka ei läinud, ütleme. Kokkupuude on ainult läbi telerikraani. Ma arvan, et kui nüüd Kozlovskile öelda, et kas sa teeksid niimoodi uuesti praeguste teadmiste põhjal, siis pigem teeks. Pigem oli okei liigutus. Jaa, aga see Kozlovski pole nüüd ka mingi, teab mis, ütleme selline homie peatreener, et teeme nii, et sul kõik on hästi ja et ma midagi halvasti ütle, et tal on tundub, ma ei ole ta käel mänginud. Pigem tundub niimoodi, et väga hea nagu süke suhtleja ja nagu suudab ei kindlasti, ei ma mõtlen, et just hea suhtleja, aga nagu trennis on tal on reeglid on sellised, kui sa neid ei jälgi, siis oled pingil ja seda tundub, et kui peatreener suudab selle mängijatele selgeks teha, siis nad seda peavad aktsepteerima, pole midagi teha. Ja samas tundub nagu ka see, et kui sa siis nagu trennis ennast heast küljest näitad, siis sa oled tagasi. Kui sa oled hea, siis sa mängid. Et ta nagu niisama, mõnel treeneril on see, et sa vedasid mingi alt, ma vaatan su pingile ja sinna sa jääd. Mõni treener mängib selle tööriistaga natuke rohkem, kui võib-olla Kozlovski. Ma arvan,
tegelikult, kui veel nüüd Kabore kohta öelda, mitte ainult 3 ja 3, vaid tegelikult 4 mängus järjest lüüa on ka kvaliteedi näit. See on ka kõva. Kõige kuumem mängija praegu Premier League'is. Ja 2 neist siis olnud sellised tasavägisemad mängud ka. Praegu jah. No see on hea märk ju sellele Narva Transile, on need ju Karikas on, nüüd tuleb karika mäng. Karika poolfinaal. Levadiaga kolmapäeval. No seal on šanss on olemas, kindlasti. Trans karikas ka veel. Neid võidetud küll siin. See oleks tegelikult üks mäng Transi jaoks tundub alati siuke, et võib teha küll. Ja tuletab meelde, kes vaatab seda asja kõige närvilisemalt, seda mängu. FC Flora. On FC Flora, kellel siis sõltub eurokoht sellest, kas no sellest mängust sisuliselt sõltubki. No jah, kui just Kalev ei võida teisipäeval Kaljut, et need mängud on ka ju, või see mäng on ka veel tulemas. Et Kalev siin Paidet suutis ju võita, et seal samas Kadriorus, kus see mäng toimub. Jah, kuna mina lähen seda finaali kommenteerima, siis minu ootus on, et ikka finaalis oleks millegi peal mängida. Ehk siis loodad kas, või Kalev Transi siis või? Igal juhul nagu. see oleks kõige omamoodi. Mõtle, kui Kalev võtab karika praegu. Uuesti Euroopasse, teist hooaega ennast. See on siuke Manchester Unitedi tase juba natukene. Liigas kõik võimalused lõpetada 17-ndana, aga võita Euroopa liiga. Aga see nädal on karika poolfinaalid. Homme. No võt, saab palju asju selgemaks. Saab, nii mõndagi. Tõttu meeldes jah, et see Flora loodab, et võidavad seal Kalju ja Levadia ja neil on rahu majas. Kui M-kumb ei võida või kui mõlemad ei võida, siis on Floral täiesti pekkis. Ja kui võidab siis M-kumb, siis oleneb finaali tulemusest, kas Flora saab eurokoha või mitte. Võiks olla jah, tegelikult eelmisel aastal. Oli küll, eks ole, jah, Paide Levadia väga äge finaal, aga lõpuks. Aga jah, see pinge oli ju maas. Et kas eurokoht on mängus või mitte. Ma kunagi kirjutasin ka sellest, et kas see nagu karika finaal Eestis on nagu naljakalt, et me defineerime seda nagu läbi selle eurokoha võitlus, et see on nagu see mis sa saad nagu karika võiduga, mitte see karika võit ise nagu, et ma ei tea, sina mängina, kas see, kui sul on niimoodi eurokoha peale mäng, kui sa võidad, sa tead sealt Euroopas, kui sa ei võida, siis ei ole Euroopas, kas see on nagu olulisem kui see karika võit ise? No jah. Või see on nagu ajakirjaniku perspektiiv? See on ikka rohkem ajakirjaniku see ja ilmselgelt kuskil klubi kontori poole peal sellele mõeldakse võib-olla natuke enam kui lihtsalt, et vennad tunnevad ennast hästi, et saavad karikat tõsta. Aga mängijana on see ikkagi kaalub see trofee tõstmine ja see emotsioon ikkagi need muud asjad üles lihtsalt millega jalgpallurina sa võtad, et sellega lihtsalt kaasneb see eurosari juhul, kui sul seda veel ei ole. Meenutame mehed ikka rääkisid ju enne siin noo alguse superkarikat ka, et kui karikas on mängus, siis on karikas mängus. Ja seal ei jagada midagi, seal ei see auhinna raha ega euro kohta. Aga need ülejäänud asjad tulevad nagu hiljem, et jalgpallur eelkõige ikkagi see karika tõstmine, see on mõnus tunne ja okei, ma olen natuke halb näide, et paha tihti sattus mul nii olema, et ikkagi eurokoht oli olemas juba karika finaaliks on. Kahjuks. aga et mehed, kui meie kui riietusruumis räägitakse, siis ei räägita nagu sellist, et eurosse nüüd on vaja saada. Me räägime sellest, et me tahame karikat võita tõsta ja et kas meil on mingisugune preemia ette nähtud ja kus meil see pärast see mängujärgne koosolek toimub, juhul kui võidame. Et just see emotsionaalsel tasemel kaasa. Oleks ka vast nõks jama, kui nagu seal räägitakse, et kuule, et vaata nüüd siin eurorahad. Et kui selle pealt nagu motiveeritakse mängija. Ei mingisugune boonus ilmselt. Ei aga see on varem läbi räägitud, et juhul kui eurokoht tuleb, siis kuigi siukest asja ei tulnud väga tihti, et ma juba ütlesin, et ei olnud sellist olukorda, kus oleks väga tihti olnud mul, et nüüd karika finaali tulemusest sõltub eurokoht. Aga see ei ole ka tavapärane, et nüüd lihtsalt selle pealt maksame boonust, et saate Euroopasse. Juhul kui... Boonus tuleb siis karika võidu pealt, mitte eurokoha pealt. No jah. Minu karjääris karika võidu pealt ma sain väga harva mingit boonust, üksikud korrad. Aga see suures pildis oli see üldjuhul niimoodi, et äkki ühe korra oli mingisugune karika võidu boonus ette nähtud üldse mul. Ülejäänud korrad oli see niimoodi, et
maksame kinni selle istumise või saate mingis selles väärtuses kuskilt mingeid asju valida või selle laadne, et seal karikas oligi puhtalt see emotsionaalne värk. Jah, kus sul on seal finaalid ikkagi seal praegu vaatan Levadia Paide või Levadia Florast ei räägi üldse, siis pole seal nagu midagi motiveerida rohkem. Kaljul võib-olla selles suhtes on huvitav, klubi ajaloos ainult ühe karika võitnud seni, et ega ja kusjuures kaotanud väga nagu kaotanud päris mitu karika valusalt. Kaotasid ju kaotasid Florale penaltitega Kadriorus, kui ma õigesti mäletan. Siis kaotasid Florale küll vähe kindlamalt, siis võitsid, eks ole, Paided 10 aastat tagasi, aga pärast seda on kaotanud lisaajal Transile ja see on just üks oli Transile, eks ju, jah, see kus Meelits vist tõstis kellelegi nad kaotasid, Paidele kaotasid ju 2022 ka lisaajal. Et ja Transi vastu, ma mäletan toona, siis oli ikka Kalju oli selge soosik. Ma mõtlen, Transi mõlemad karikavõidud on nagu parad siuksed üllatused olnud, et jah, ikka jah, üle-eelmine aasta ka siis, kui sa Florat võidad, eks ole, siis küll, jah. Aga see näitab, et Trans on karikavõistkond. Trans tuleb päev varem Tallinnasse. Mõlemad mängud ühesõnaga siis Sokkernet TV eetris ka homme kell siis 7 Kalev Kalju ja kolmapäeval kell 7 siis Levadia Trans. Veel midagi, välismaalt Alex Mattias Tamm ei ole veel Sloveenia meister, aga lõi päris omalaadse värava. Siis läks väravahi söötu blokeerima ja temast ründaja värav. Töövõit konkreetne. Võib õnne soovida põhimõtteliselt. Ja vist tegi selle oma ka ära, et teenis vist vastasele punase kaardi jälle. Oli seal nii kindel, et võib õnne soovida? Seal sisuliselt. Päris suur on see vahe seal, jah. Üksikuid punkte on veel vaja paarist mängust. Midagi ikka ära. See enam ei libise. Ja kui sa siin rääkisid ennem Baranovi kontekstis Eesti koondise 4.-5. keskkaitsest, siis Märten Kuusk ka skooris. Debüüt värava Poolas. Nii Poola kõrgligas kui siis Katowice'st üldse. See on ikka minu jaoks. Ma pean nagu ma pean isegi vabandama, et ta on minu käest ikkagi vette vilet saanud. Mitte nii karmilt, aga see on ikka märkimisväärne, et ta on suutnud sellisel tasemel kanda nagu kinnitada ikkagi päris jõuliselt. Et see on äge, see on kiiduväärt, see on respekt. Eriti pärast seda, et kui ta tuli korraks Florasse tagasi veel Ungaris, eks ju, tal see periood, mis enne sinna tagasi tulekut Florasse, selle Ungari perioodi. Päris, ma ei tea, aasta-poolteist ikkagi päris nagu põhjas on. Ja ta oli, kui ta siin Floras oli, siis ikka me rääkisime sellest minu mõelest, et ei tunne nagu seda Kuuska ära, et ta ei olnud üldse nii kindel ja hea. Aga keskkonnavahetus ja mingisugune usaldus võib-olla lõpuks tal anti nüüd, eks ole, pikk leping seal Poolas, see ka, okei, see on Poola, kus aga näitab ikka midagi. Ja aga see asi ei käi niimoodi, et sul antakse pikk leping ja siis hakkab see asi välja. Vastupidi, sina pead jalgpallurina näitama, et ma olen väärt seda pikk lepingu ta sai ju ka pärast seda, kui ta oli tegelikult juba tõestanud. Just, aga sa saad nagu veel kinnitust, et okei, ma teen asju hästi. Muidugi see, praegu ka, eks ole, jälle. See karjub näkku läbi, piisas mulle sellest ühe video vaatamisest, kus ta selle värava lõi, kus ta seal see oli hästi ja natukene ilusam värav, kui see Alex Mattias Tamm. Ei see oli ikka, mängid lõpuni ja pikali olles lööd sisse, aga kõik see visuaal ju, see rahvas seal on ju, ma ei tea, palju neil mängisid kodus, jah? Jah. Palju neil mahutab see stata? Mõnikend? Korralik... Näis ta päris ei olnud, aga mahutab vist ikka. Korralik visuaal, 15 000. Ja siis, kuidas ta nagu tõuseb püsti, lükkab seal need vähe meeskonnakaaslased eemal, et ma nüüd lähen teen oma selle tähistuse ära. Seal Poola lõpus lükkas ühe vastase ka väga ilusti sinna kuskile plakatitesse, et pärast küsiti ka, et see ei olnud penalti. Mina ei tea, minu mõist hakkas enne kukkuma. Kordust vaadates nagu, pigem oli ka nii. Annad natuke näks niimoodi hoogu juurde kergelt. Et see on ma ei taha öelda müstika, aga see on üllatav, et ja kiiduväärt nagu minu poolt kiitus, respekt tõesti. Henri Anier õnneks pääses oma sellest ehmatusest, mängis, lõi värava jälle, eks ole. Nad vist võitsid seal ka mingist 10. lisaminuti väravast või midagi, et seal on kõik tiitlis kinni. See oli vist niimoodi, jah, et Anier lõi vist, kas oli ainsa värava, vahetati mingi 90+4 või midagi sellist vahetati välja ja pärast seda siis vastased viigisid ja Lehmann lõi uuesti võiduväravad. Et põhiasjad toimusid ootamatult pärast seda, kui Anier oli 90+4 välja vahetada. Sa nagu ei eelda jah, et siis veel juhtuma hakkab. Siret Räimet on 3 mängu järjest värav löönud Austrias päris... Ma õnnetuseks sai hooaeg. Sai hooaeg läbi, jah. Esimene neist oli vist see, kus ta poole platsi pealt lõi väravast kuidagi pudist sisse selle. Ja Karol Metsa koduklubi
kindlustas sisuliselt kindlustus, jah. Seal tuleks mingi tohutu pakk saada viimases voorus, tabeli viimaselt, pohvimilt. Jah, 8 oli see väravate vahe, et kuidas, mis siis üks peab 4 võitma, teine 4 kaotama näiteks. Et, seda ei juhtu. Ja järgmine aasta on, mida oodata seal Hamburgis. Hamburg tõusis, jah. Metsaga rääkisin, siis ta ütles, et oleneb, kuidas see mäng läheb, aga et juhul kui nad kindlustavad, siis on linnas nagu hullumaja. Et seal oli siis, ehk siis Hamburgi teine jalgpalliklubi, suurem jalgpalliklubi Hamburg HSV kindlustas Bundesligasse tõusu ja siis need on päris tulised terbid seal. 7 aastat kannatusi, nad olid seal ju kogu aeg piiri peal, kaotasid mingi viimase mänguga ülemineku mänge vist see eelmisel aastal oli see vist, kui nad said ju niimoodi, HSV sai nii, et pähe seal, et nad olid, kui nende mäng lõppes, siis nad olid top 2 ehk kindel minek. Ja Heidenheim oli 1-2 taga. Mäng lõppes. Sama nagu Manchester United ja Manchester City seis aastaid tagasi. Seal rahvas jooksis juba platsile, juubeldas kõik, siis tuli mingi uudis, et löödi 2-2, sellest ka piisab, ei ole hullu. Siis tuli uudis, et löödi 3-2 ja mingil põhjusel tuli see info muidugi läbi nii, et kes Regensburg või kellega see Heidenheim seal mängis, et need lõid. Urraa, pidu, jälle näpud püsti ja siis tuli 3 minutit hiljem tuli uudis läbi, et ei, Heidenheim lõi selle värava. Kõik ASV 3. play-offisse tappa, jälle. Aga nüüd siis lõpuks alastati. Aga ma mäletan ju, kui St. Pauli mängis esiliigas, Karl Mets mängis esiliigas, siis juba need terbid olid ju tõeliselt vägevad. Ei, need on, seal nalja ei ole, seal ei olnud pileteid väga üksteisele. Pileteid niikuinii ei ole. Seal ei isegi nagu klubid omavahel, nagu mitte väga nagu, niimoodi, et siit saad rõhuda turvalisusele. Suunurgast üks antakse nagu saad rõhuda turvalisusele öelda, et ei ole vaja. Aga Mets siis peab ennast ikkagi korralikult vormi saama. Et natukene tuleb Eestisse tegema ja siis natukene pre-seasonist ka, et loodetavasti läheb graafikust rohkem ette, kui ta hetkel on. Ei tasu kiirustada. Ei kiirustada tasu, aga Karol Mets nagu absoluutselt kõik, mis tema võimuses on, teeb ta ära ja rohkemgi veel. Eks ta sai selle õppetunni kätte, et ei maksa nagu 110% anda selles olukorras. Ma mõtlen just selle taastumise koha pealt, et kõik, mis maiselt võimalik on nagu ära kasutada põlve hüvanguks ja selle tugevdamiseks selle ta ette võtab, et kui on vaja iga päev sõita 150 kilomeetrit mingisse keskusesse, et teha need jalg tugevamaks põlv, siis seda ta teeb. Läheb kas või jalgrattaga, kui vaja on. Eile läks keegi... jällegi Järvend Liia. Eile oli just nagu südant soojendama. Ma tõesti ei taha nagu praegu valetada, aga kes see oli, keegi Levadia mängijatest läksid rattaga ära nagu staadionilt. Kõlab nagu Roosnup. Tore. Roosnup elab näiteks kaugel. Äkki oli Mavretic? Ei, ma nägin ka kedagi. Ma nägin... See oli märtsikuus, kui ma nägin kedagi Levadia mängitest rattaga sõitmas. Ei peab kiitma. See on isegi välismaalastest. Mul ei tule praegu pähe, kes see võis olla. Välismaalased võivad olla küll. Ma eksi, nagu äkki oli Mavretic, keda ma eile nägin. Ma nagu fikseerisin lihtsalt, keegi läks rattaga. Ootamata veits, aga ei kõva. Jah, ta ei elasid väga kaugel ka. See on loogiline. Kuule, okei, tõmbame otsad kokku. 322. saade oli selline, nagu ta meil oli. Kohtume uuel nädalal, kõik head!